Pimedusest tuleb Ukraina valgus. Krimmis on see rohkem paikapidav kui kusagil mujal okupeeritud aladel. Ukraina on juba kuid pidanud kampaaniat Krimmi isoleerimiseks, muutes okupeeritud poolsaare Venemaa toetusest ära lõigatud saareks. Siis saabus 2026. aasta 24. juuni öö. Ukraina paiskas Krimmi just selle ajaloo kõige pimedamasse öösse. Aga Venemaa jaoks läheb asi veel palju hullemaks. Midagi sünget juhtus peale tulede kustumist. Midagi tõeliselt sünget. Kui elekter ära lõigati, hävitas Ukraina kõik. Viime teid kõigepealt Balaklava elektrijaama Sevastopoli linnas. See linn peaks olema kogu Krimmi okupatsiooni kroonijuveel Putinile. See oli Musta mere laevastiku kodu. Vähemalt seni, kuni Ukraina geniaalse kampaaniaga Vene sõjalaevad välja tõrjuti. Aga nüüd on Sevastopol haavatav ja Ukraina tõestas seda 24. juuni öiste laastavate rünnakutega, mis mattis kogu linna pimedusse. Balaklava soojuselektrijaam oli peamine sihtmärk ja Ukraina õhurünnak tegi täpselt seda, mida ta pidi tegema. Lõigata elekter ära, viia okupandid pimedusse. Ööl, mil plahvatusi registreerisid Ukraina jälgimiskanalid ka Kertšis, Bahmutis ja Ipetri mäe lähedal, mis on samuti oluline baas, sest seal asub radarijaam, mida kasutab Vene õhu- ja kosmosejõudude raadiotehniline pataljon. Ukraina tekitas selgelt piisavalt kahju Balaklava tehases, et viia Krimmi okupandid sügavasse ja pimedasse öösse. Kahju ulatuse üksikasjad on endiselt ebaselged, kuid paanika, mis tuleb poolsaare Vene nukuvõimudelt, ütleb meile kõik, mida vaja teada. Moskva määras Sevastopoli kuberneriks Mihhail Razvozajev. On pöördunud telegrammi kaudu, et selgitada juhtunut, väites, et tema linn jäi ajutiselt elektrita Ukraina rünnakute tõttu taristu pihta. Järgnevates postitustes esitas kuberner kummalisi väiteid, et õhutõrje, mobiilsed tulemeeskonnad ning Vene sõjavägi ja lennuvägi tõrjusid tagasi 2 Ukraina relvajõudude rünnakut, tulistades selle käigus alla 70 drooni. Aga tõrjusid tagasi on huvitav sõnavalik. Venemaa õhutõrje on püüdud peatada Ukraina rünnakuid Krimmi vastu. Siiski on nad selgelt läbi kukkunud. Ja Razvozajev paljastas selle isegi tahtmatult ühes uuenduses, kus ta kinnitas, et Leninski ja Gagarini rajoonides ning mitmel tänaval Sevastopolis pole elektrit veel taastatud. Razvozajev sai saa väita, et rünnak tõrjuti, kui terve linn on nende rünnakute tõttu pimedusse vajunud. Mida Razvozajev oma telegrammi postitustes ei ütle, on see, et Krimmil olid juba enne Ukraina 24. juuni rünnakut elektriprobleemid. Juba 23. juunil kehtestati suuremas osas Krimmist vahelduvad elektrikatkestused, mida võimud väitsid olevat ennetav meede. Mida nad täpselt ennetada püüdsid, ei ole päris selge. The Kyiv Independent teatab, et need vahelduvad elektrikatkestused on juba mõjutanud poolt Krimmi ning need ei ole juhuslikult järgnenud Ukraina rünnakule Kertši soojuselektriaamas asuvatele kütusehoidlatele. Pidahe Kertši meeles. Me tuleme selle juurde tagasi. Vene käsilane ja okupatsioonivõimude pressiesindaja Oleg Krütškov selgitas olukorda, öeldes: Me näeme peaaegu igapäevaseid rünnakuid Krimmi energiataristu vastu. Toimub manööverdamine ja elektri ümberjaatamine. On kehtestatud ennetavad elektrikatkestuste graafikud. Kui Krimmi elektrivõrgus tekib ülekoormus, rakendatakse neid perioodiliselt. Kõik sõltub olukorrast. Olukord läks just palju hullemaks. Poolsaar, mis sõltub suuresti Ukraina mandriosast oma elektri saamiseks, on elektrist ära lõigatud. Ja Ukraina ründas just üht vähestest Krimmi enda elektrijaamadest, et oma seisukohta veelgi rõhutada. Kõigest paanikast hoolimata püüdis Razvozajev olla okupantide jaoks inspireeriv eeskuju, kelle Ukraina on pimedusse paisanud. Nad ei hirmuta meid valguse puudumisega. Me oleme hullemastki läbi elanud ja seisame vastu ka nüüd, kuulutas Sevastopoli kuberner. Samal ajal, kui ta tagasihoidlikult soovitas elanikelt tõenäoliselt säästa oma telefonide akusid, kui nad tahavad hädaabikõnesid teha. Iroonia. Nad ei hirmuta meid, tõesti. Nuku kuberneeri suust, kes esindab režiimi, mis on teinud Ukraina energiavõrgu ründamisest, eriti talvel, üheks oma peamiseks strateegiaks Ukraina tsiviilelanike hirmutamisel ja riigivalitsuse survestamisel, kõlab see avaldus tühjalt. Lõppude lõpuks oli see alles 2. juunil, kui Vene raketi- ja droonirünnak jättis 8 Ukraina piirkonda elektrita ning Venemaa viis läbi õhurünnakute kampaania Ukraina energiavõrgu vastu, mille tagajärjel pidid enamik riigi piirkondi talve üleelamiseks katkestama elektri. Tegutsemiskutse ei toimi Krimmis, eriti kui selle okupeerijad on sunnitud kogema erisõjalise operatsiooni tagajärgi, mille kohta neile öeldi, et see oleks pidanud ammu lõppenud olema.
See, mida me siin nägime, oli väike kättemaksu annus Ukrainalt koos suure strateegilise sammuga, mille eesmärk on Krimm isoleerida ja muuta poolsaar Venemaa jaoks võimatuks hoida. Krimmis toimub muutus. Aga Putini ja tema kaaslaste jaoks oli kõige hullem see, et 24. juuni oli alles tipphetk. Kui Sevastopol vajus pimedusse, ründas Ukraina kogu Krimmi ulatuses, tekitades Venemaale juba niigi halvas olukorras veelgi suuremaid probleeme. Vahetult eelmisel ööl enne seda, kui Ukraina tõi Krimmile selle kõige pimedama öö, oli ta toonud kaasa ka kõige ägedama öö. Toimus 60 sihtmärgiga rünnakulaine kulminatsioon, kus Ukraina mehitamata süsteemide väed lisasid 2 laskeseadme, õhutõrjekahuri ja radari hävitamisega juunis hävitatud 23 Vene õhutõrjevahendi hulka veelgi rohkem, teatab Euromaidan Press. Aga see polnud veel kõik. Kütusehoidlad, 3 kallist Vene drooni ja palju muid sihtmärke lisandusid nende 60 hulka, mille Ukraina mehitamata süsteemide väed väitsid enne elektrikatkestuse põhjustamist hävitanud olevat. Siin on palju käsitleda, nii et jää meiega. Bahmuti lähedal tabas Ukraina Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi. Meidi kaugemal, Krotkinas, hävitasid Ukraina droonid õhutõrjekahuri ja S-300 laskeseadme. Ka Kertš sai tabamuse. Me ütlesime, et pidage seda meeles. Ning seal kaotati Nebo U-radar koos paljude teiste seadmetega. Ukraina sihtis ka kütusetsisterne kogu okupeeritud aladel, mis olid selgelt mõeldud Krimmi jõudmiseks ja kasvava kütusekriisi leevendamiseks poolsaarel. Horlivkas, mis asub Donetski oblastis, hävitas Ukraina kütuse raudteetsisterni. Varustustransport hävitati ka Zaporizhzjas Priazovska piirkonna lähedal. Ja Euromaidan Pressi andmetel hävitati veel palju kütuse- ja varustuskolonne nii Krimmis kui ka 4 okupeeritud oblastis. Ukraina hävitas samuti droone Krimmis ning droonipilootide väljaõppekeskuse Debaltseves. Kõik, mida Ukraina sihib, saab tabamuse ja samm-sammult lõdveneb Putini haare Krimmi üle. Punane tagasi Kertši juurde, sest õhutõrjesüsteemi hävitamine selles piirkonnas polnud kaugeltki ainus asi, mille Ukraina oma ulatuslike rünnakute seerias korda saatis. Ajaleht Kyiv Post teatab, et Ukraina tabas samuti naftabaasi Kertši sadamas. See oli korduv rünnak. Naftabaas juba põles pärast 21. juunil toimunud rünnakut, nii et Ukraina lõi uuesti, et hoida tulekahjud löömamas. Ukraina tabas samuti testterminaali naftatoodete ümberlaadimise ja ladustamise kompleksi, mida Venemaa kasutab logistikasõlmena, võimaldades vedelgaasi ja naftatoodete üleviimist okupeeritud aladele, sealhulgas Krimmi. Nende rünnakute kaadrid on avalikustanud Supernova Plus Telegrami kanal, nii et Venemaa ei saa midagi eitada. Samuti oli see soojuselektrijaama rünnak, mida me varem mainisime, mis hävitas vähemalt 1 kütusemauti, tekitades suitsupilve, mis ulatus peaaegu 50 kilomeetrini, nagu teatab Telegrami kanal Crimean Wind. Kyiv Post lisab, et tulekahjudest teatati Kertši sissepääsu juures, kus Venemaa paigutab S-300 ja S-400 õhutõrjesüsteeme. Samuti kasutavad nad Naja raudteejaama, mis asub samuti linnas. Kui Kertš tundub tuttav, siis sellepärast, et see piirkond on ka kuulsa Kertši silla asukoht, mis võimaldab Venemaal transportida vägesid ja varustust mandrilt okupeeritud Krimmi. Selle silla liiklus peatati Ukraina massiliste rünnakute päeval kella 7 hommikul. Kuidas oleks veel natukene? Ukraina tabas ka Nassonaja 2 nimelist elektrialajaama Krimmi Sovetski rajoonis. Seda on kinnitanud NASA ettevõtte satelliidid, mis tuvastasid sündmuskohal tulekahju, samuti pealtnägijate teated võimsatest plahvatustest, mis algasid umbes kell 2 öösel, teatab Kyiv Post. See rünnak põhjustas samuti elektrikatkestusi, nii et see lisab veelgi pimedust sellele, mis juhtus. 24. juunil Ukraina droonid põhjustasid samuti tulekahju Arabati maasäärel. Võite arvata, et rünnakutega on nüüd kõik. Venemaa lootis kindlasti, et see oli nii 23. ja 24. juunil, kuid tegelikult on veelgi rohkem. Enne kui sukeldume kõigesse, mida Ukraina veel tegi, tehke korraks paus ja tellige The Military Show. Kui see on selline ülevaade Ukraina sõjast, mida soovite näha, siis avaldame selliseid videoid iga päev. Olete valmis rohkemaks? 23. juunil tegi Ukraina erioperatsioonide väed ehk SSO suure teadaande sotsiaalmeedias. Vabandust, aga meil on siin ametlik ja kiireloomuline asi. Raudteesilda üle Põhja-Krimmi kanali Krimmis enam ei eksisteeri, teatas SSO rohkem kui kerge sarkasmiga. Seejärel vihjati, et näidatakse täpselt, mis juhtus, ning seda lubadust täideti, avaldades rünnaku video, mis näitab, et Ukraina droonid on silla täielikult hävitanud. Korduvalt näeme droonide vaadet, kui need tabavad sihtmärke sillal. Rünnaku lõpuks oli üks sillalõikudest täielikult kokku varisenud.
Raudteerada, mida Venemaa kasutab varustuse viimiseks Krimmi, hävitati. Ja kui kõik see oli maapealsete operatiivtöötajate poolt kinnitatud, sihtis Ukraina lisaks silla jäänustele ka remonditehnikat. Veel kord, et tagada, et Venemaa ei saaks seda kiiresti parandada ja taas kasutusele võtta. Rohkem üksikasju jagab Kyiv Post. Seal öeldakse, et kõnealune sild asus Rozdolna küla lähedal ja rünnak toimus 22. juunil, kuigi sellest teatati päev hiljem. Nii et meil on 3 järjestikust päeva laastavaid lööke, mis kõik on suunatud Krimmi okupantide kahjustamiseks. Tõepoolest, just seda see rünnak tegigi. Purustatud sild ja raudteeliin olid osa sõjalisest logistilisest võrgustikust, millele Venemaa toetub varustuse, vägede, tehnika ja kütuse liigutamiseks läbi Krimmi ning sageli edasi Lõuna-Ukrainasse. Muide, kas me ütlesime 3 päeva? Tegelikult on see peaaegu nädal aega kestnud rünnakuid. Sama silda oli tabatud ka päevadel enne 22. juuni silla rünnakut, koos teiste Ukraina rünnakutega, mis sihtisid ülekäike, mis ühendavad Krimmi Ukraina mandriosaga. Ja kui me juba räägime Ukraina rünnakutest viimase nädala jooksul, siis võiksime mainida ka mõnda teist, mis ei puuduta kõik Krimmi. 20. juunil tabas Ukraina Tšumeni naftatöötlemistehast, mis asub umbes 2000 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist. Samuti oleme alates 21. juunist näinud korduvaid rünnakuid Port Kavkazi vastu, mis asub Venemaal. See on Vene territoorium, kuid seal käivad regulaarselt parvlaevad, mis veavad varustust Krimmi läänerannikule. Sadamaas teatati tulekahjust ning mitu parvlaeva, mida Venemaa on kasutanud ajutiste logistikaalustena, said tabamust. Oleme varem näinud, kuidas Ukraina on korraldanud suuri rünnakuid, aga midagi sellist pole varem olnud. Mõne päevaga on Ukraina oma strateegiat Krimmi okupeerijatest ja Venemaalt tulevatest varudest ära lõigata oluliselt teravdanud. Õhutõrje on purustatud, naftabaasid põlevad, terved logistilised arterid on läbi lõigatud. Ja kui me seda videot teeme, on suured alad Krimmis endiselt elektrita ning paistab, et poolsaarel kehtestatud graafikujärgsetele elektrikatkestustele ei paista lõppu tulevat. Ukraina andis Krimmile selle kõige mustema päeva, mis oli kulminatsiooniks rängale rünnakute seeriale, mille eesmärk on poolsaar halvatuks muuta. Ja praegu on Venemaa okupatsioon Krimmis täiesti kohutavas seisus. Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Provdi on pärast kõiki neid rünnakuid juba andnud Krimmi okupantidele hoiatuse. Moskva langeb Krimmis. SBS-i linnud jätkavad oma tööd, möörgas Provdi. 23. juunil Telegrami postituses. Ja see oli enne, kui Sevastopolis elekter ära läks. Aga venelased Krimmis teavad, et ta mõtleb seda tõsiselt. Ausalt öeldes peavad nad mõtlema, kuidas olukord saaks veel hullemaks minna. Nad peavad juba toime tulema elektrikatkestustega ja peaaegu igapäevaste uute Ukraina droonide ilmumisega nende taevas. Ja lisaks kõigele sellele lõikab Ukraina isoleerimisstrateegia poolsaare kõigest muust ära. Võtame näiteks kütuse. Ukraina ei ründa naftabaase ja kütuseautosid niisama. Iga kord, kui Vene nafta põleb, satub Krimm veelgi sügavamasse kütusekriisi, mis on poolsaart juba tabanud. Umbes samal ajal, kui Ukraina korraldas oma rünnakute laine, kehtestasid Krimmi võimud ulatuslikud kütuse müügipiirangud tsiviilelanikele. Kuna poolsaarel vähenevad kütusevaru, hoitakse nüüd hädaabiteenistuste ja Vene sõjaväe jaoks. Venemaa poolt ametisse pandud Krimmi juht Sergei Aksjonov kehtestas kütuse müügikeelu esmalt Sevastopolis ja seejärel ülejäänud Krimmis. Poolsaarele jõuab siiski veel kütust. Nagu üks pettunud autojuht BBC-le ütles, tanklas on bensiin olemas, aga seda ei müüda. Ilmselt toodi see öösel kohale ja päeval pidid nad hakkama selle tavapäraselt nüüma, aga pärast Aksjonovi määrust pandi kõik kinni. Aga see näitab meile, et Krimmi ei jõua piisavat kütust. Nüüd on kütus normeeritud. Ja tavaline inimene poolsaarel on see, kes kaotab. Igasugune töö, mis nõuab sõitmist, on muutunud praktiliselt võimatuks. Ja sellest, mis pidi olema üks atraktiivsemaid puhkuse sihtkohti mandri Venemaa venelastele, on saanud keeluala. Ukraina uus häälekandja teatab, et reisibroneeringud on juba 2 nädala jooksul kuni 22. juunini langenud 58% ning Krimmi ühe peamise sissetulekuallika jaoks läheb olukord ainult hullemaks. Ka raudtee ja transpordihäired on poolsaart tabanud, teatab Kyiv Post. Poolsaare peamine raudteeoperaator Grand Service Express on juba teatanud, et kõik Tavria rongid, mis lahkuvad Krimmist, väljuvad nüüd ainult Kertšist ning kõik saabuvad rongid lõpetavad samuti seal. Kõik, kes soovivad poolsaarele sügavamale minna, peavad edasi sõitma bussiga. Ühistranspordimarsruute on lühendatud ja kaubanduskeskused on piiranud oma lahtioleku aegu. Hooli just kui palju abiga sellest, kui külastada supermarketit. 9. juunil teatas TVP World, et Ukraina võimud annavad teada toidupuudusest, kuna Ukraina rünnakud Krimmi teenindava logistika vastu annavad tunda.
Me ei saa ka jätta mõtlemata, kui kaua rongid veel Kertšis sõidavad, nüüd kui Ukraina on selgelt öelnud, et kavatseb seda piirkonda tugevalt ja korduvalt rünnata. On ka veidramaid märke sellest, et Ukraina isoleerimisstrateegia Krimmi suhtes töötab. Näiteks on Aksjonov teatanud, et kõik lastelaagrid peatatakse vähemalt 1. septembrini, väidetavalt Ukraina rünnakute hirmu tõttu, aga Ukraina ei sihi tsiviilisikuid. Tegelik põhjus laagrite peatamiseks on see, et kogu Krimmi haaranud kütusekriis on muutnud bussid, millega lapsi nendesse laagritesse viiakse, luksuseks, mida Krimm enam endale lubada ei saa. Krimmis on kehtestatud ka õine keeld mootorratastele, mopeedidele, motorolleritele, bitbikeidele, ATV-dele ja sarnastele sõidukitele. Jällegi peaks see justkui kuidagi tagama avaliku ohutuse, kuna nende sõidukite tekitatud müra segab õhutõrjemeeskondade tööd, kes üritavad toime tulla Ukraina lõputute drooniparvedega. Ja siin on kõige pöörasem märk Ukraina edust Krimmis. Õhuhäiresireenid on peatatud. Okupandid saavad nüüd droonide saabudes tekstisõnumeid ja hädaolukorra teateid, mis pole just parim strateegia ajal, mil voolukatkestused muudavad telefonide laadimise keeruliseks. Oleg Krütškov, kes on Aksjonovi nõunik, ütleb, et õhuhäiresireenide kasutamine tekitaks poolsaarel hullumaja. Miks? Sest need kõlaksid 22 tundi päevas, sealhulgas 7 või 8 korda öösel, muutes okupantide jaoks võimatuks elada seda elu, mida nad on püüdnud poolsaarel üles ehitada ja millest on veel midagi järel. See ütleb nii mõndagi, kui Ukraina droonirünnakud on nii pidevad ja edukad, et on tekkinud olukord, kus õhuhäiresireene enam ei kasutata, sest need undaksid ööpäeva ringselt. Ukraina silmus tõmbub Krimmi kaela ümber aina koomale. See, mida me siin näeme, on enneolematu blokaad. Territooriumi ümberpiiramine, et takistada varude sisse või väljaviimist, ei ole sugugi uus strateegia. Seda on sõjaväed kasutanud aastatuhandeid. Kuid viis, kuidas Ukraina seda teeb, pole kunagi varem kasutusel olnud. Tuhanded droonid halvavad Krimmi logistikat ja jätavad poolsaare kergeks sihtmärgiks rünnakutele, mida Ukraina näib nüüd suutvat soovi korral läbi viia. Ukraina rajas selle kõik, nõrgestades 2025. aasta jooksul metoodiliselt Krimmi õhutõrjet, samal ajal kui arendati keskmaa ründedroonide tehnoloogiat, mis võimaldab nüüd rünnata Venemaa logistilisi artereid, mis teenindavad Krimmi. Nüüd näeme kogu selle raske töö kulminatsiooni. 24. juunil andis Ukraina okupeeritud Krimmile selle 12-aastase ajaloo kõige mustema päeva. Päevadel enne seda andis Ukraina Krimmile kõige ägedamad päevad, mida see kunagi on kogenud. Aga nagu Provdi ütleb, on palju rohkemat veel tulemas. Need mustad päevad muutuvad pilkas pimedaks, kui Ukraina droonid täidavad taeva. Ja valgus naaseb Krimmi alles siis, kui Ukraina töö on tehtud ja isoleerimisstrateegia tulemusena lahkuvad okupandid massiliselt Krimmist. Putini Krimm on läbi ja ta ei saa midagi teha, et seda peatada. Venemaa on põlvili. Nende eesliiniväed on läbi kukkumas ja nende sõjamasin on seiskunud. Sõda, mis pidi lõppema vältimatu võiduga, liigub kiiresti alandava kaotuse poole. Ja Moskva probleemid ei lõpe sellega, sest kulisside taga areneb midagi veelgi laastavamat. Midagi, mis võib tähendada Vene Föderatsiooni täielikku kokkuvarisemist sellisel kujul, nagu me seda tunneme. Riigi majandus ei lagune enam lihtsalt. See kukub tükkideks. Venemaad ähvardab enneolematu tööjõukriis ja lähenev majanduslangus, kuna kõik tema kõige olulisemad majandusnäitajad liiguvad vales suunas. Ajalugu on tõestanud, et riigid sellises olukorras ei pööra olukorda lihtsalt üleöö ümber. Selle asemel peavad nad sageli läbi elama terveid põlvkondi rahalisi raskusi, kui nad aeglaselt püüavad taastada mingitki stabiilsust. Sama saatus ootab ees ka Moskvat. Ja see kõik on ühe mehe, Venemaa presidendi Vladimir Putini ülbuse tulemus. Ta soovis jääda ajalukku kui oma riigi suurim juht. Selle asemel võib teda mäletada hoopis kui meest, kes hävitas Venemaa lõplikult. Ja kuigi Putini hooplemine ja suurustamine mattis need tihti enda alla, on majanduseksperdid juba aastaid häirekella löönud. Nad teadsid, et see juhtub varem või hiljem. Hetkest, mil Vene tankid ja väed ületasid Ukraina piiri, hakkas tiksuma tagasiloenduse kell. Sellest hetkest alates oli Moskva ühesuunalisel teel katastroofi poole. Ainus küsimus oli, kui pikk see tee saab olema. Kui kaua läheb aega, kuni riigi varakamber tühjeneb ja see hakkab tõeliselt tundma oma hoolimatuse tagajärgi. Selgus, et see tee oli pikem, kui paljud olid oodanud, sest Venemaa suutis konflikti algusaastatel üsna hästi hakkama saada. Isegi siis, kui niinimetatud sõjaline erioperatsioon osutus palju raskemaks ja kulukamaks, kui algselt arvati,
Moskva tuli väljakutsega toime. Isegi siis, kui lääneriigid nagu Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid hakkasid kehtestama üha uusi ja uusi karmistavaid finantssanktsioone, leidis Kreml viise neist mööda hiilimiseks. Isegi siis, kui riigid hakkasid Venemaaga sõlmitud kaubanduslepingutest taganema ja keeldusid osalemast selle sissetungi toetamisel, suutis riik siiski kuidagi ellu jääda. Tuginedes uutele suhetele ja oma riikliku rikkuse fondi tohututele reservidile, suutis Venemaa jääda suhteliselt stabiilseks ja tugevaks. Nii et mõnda aega läks Venemaa majandusel üllatavalt hästi. See kasvas 2023. aastal 4,1% võrra. Selle aastane SKT kasv ületas ootusi ja Putin kiitles regulaarselt, kui hästi tema riik oli suutnud taluda lääne vaenlaste poolt kehtestatud survet, vihjates, et Venemaa läheb aina tugevamaks. Ja ülejäänud maailm ei saanud midagi teha, et seda peatada. Tegelikkuses olid praod juba hakanud tekkima. Need olid lihtsalt enamiku inimeste jaoks liiga väikesed, et märgata. Kui üha rohkem raha suunati Venemaa kaitsetööstusesse, hakkas tsiviilsektor pinget tundma. Väiksemad ettevõtted hakkasid raskustesse sattuma, kui nad avastasid, et on rahvusvahelistest turgudest ära lõigatud. Ei suuda enam importida vajalikke tooteid ja materjale ega eksportida turgudele, millest nad varem sõltusid. Sanktsioonid mõjusid ka tavainimestele, sest keskmised Vene pered avastasid äkitselt, et neil pole enam ligipääsu kaupadele ja teenustele, mida nad varem iseenesest mõistetavaks pidasid. Isegi kõige kõrgemal tasemel vaatasid Moskva oligarhid ja eliitkihi esindajad, kuidas nende rahvusvahelised varad külmutati ja nende tohutu varandus vähenes. Aga see kõik polnud eriti oluline Vladimir Putini jaoks, kes sai lihtsalt viidata majandusgraafikutele, tõestamaks, et tema riigil läheb hästi. Aastad möödusid ja kuigi paljud lääne eksperdid rõhutasid jätkuvalt, et Venemaa majandus on kohe kokku kukkumas nagu kaardimaja, trotsis Moskva neid ootusi edasi. Mõnda aega näis, et riik võib tõepoolest teha, mida iganes soovib, ilma et peaks kannatama selliste tõsiste tagajärgede all, mis võiksid teda peatada. Lõpuks hakkas olukord siiski muutuma ja see muutus kiiresti. 2025. aastal langes Venemaa SKT kasv järsult. Seejärel langes 2026. aasta esimeses kvartalis SKT kasv tegelikult negatiivsele tasemele. See oli esimene kord pärast 2022. aastast, kui see juhtus. Ja see oli võib-olla kõige selgem märk sellest, et riigi majandus tunneb lõpuks survet. Äkitselt hakkas isegi Putin paanitsema, nõudes keskpangalt selgitusi ja kutsudes Venemaa finantsjuhte kiiresti välja töötama lahendusi, et seda suundumust ümber pöörata. Aga presidendi õudusunenägu oli alles alanud. 2026. aasta edenedes on Venemaa majandusnäitajad ainult halvenenud. Äritegevus on vähenenud. Kuust kuusse ja ainult 2026. aasta esimese 3 kuu jooksul on üle 200 000 väikese ja keskmise suurusega ettevõtte kogu Venemaal sunnitud oma uksed lõplikult sulgema. See on erakordselt suur arv ja see kasvab veelgi, sest eksperdid prognoosivad lähikuudel veelgi rohkem sulgemisi. Kogu Venemaa linnades ja asulates, sealhulgas suurimates ja edukamates linnapiirkondades nagu Moskva ja Peterburi, on tänavad täis suletud poode ja silte kirjaga suletud. Piirkonnad, mis olid kunagi täis õitsevaid ettevõtteid, tunduvad üha enam elutute kummituslinnadena, kus on lukustatud uksed, tühjad vaateaknad ja kunagiste poodide ning firmade tolmused jäänused. See on sünge vaatepilt, kuid see on ka Kremli rahuldamatu sõjanälja loomulik ja vältimatu tagajärg. Riik on endiselt nii pühendunud konflikti jätkamisele, et on valmis ohverdama kogu oma tsiviilsektori, et saavutada oma sõjalised ambitsioonid. Sõjalised kulutused on hüppeliselt kasvanud, ulatudes 2025. aastal 15,5 triljoni rublani ehk 190 miljardi dollarini ning 2026 aastaks oodatakse sarnast summat, umbes 14,9 triljonit rubla kokku, mis moodustab 40% kogu föderaalsest eelarvest. Aga kui sa kulutad nii suure osa oma piiratud vahenditest sõjaväele, siis ei jää eriti palju üle kõige muu jaoks, sealhulgas infrastruktuuri, avalike teenuste, ehitus- ja arendusprojektide ning muu sellise jaoks. Selle tulemusena on Venemaa sattunud kummalisse, peaaegu paradoksaalsesse olukorda, kus ta suudab ühe öö jooksul lasta Ukrainale sadade miljonite dollarite väärtuses droone ja rakette. Samas kui 100 000 Venemaa ettevõtted lõpetavad tegevuse ja tsiviilsektor tühjeneb, teatavad Vene ettevõtjad kasvavatest kuludest, tõusvatest intressimääradest ja väiksemast nõudlusest kui kunagi varem, sest venelased lihtsalt ei saa enam nii palju kulutada kui varem.
ja maksud on ka kõrgemad. Paljude jaoks on see liiga palju taluda, mistõttu nii paljud otsustavad oma tegevuse lõpetada. Ka riigieelarve puudujääk jõuab enneolematule tasemele ning prognoositakse, et see kasvab 2026 aasta lõpuks kuni 3 triljoni rublani ehk 36 miljardi dollarini. See ei saa nii jätkuda, see pole isegi kaugeltki jätkusuutlik. Isegi Vene ametnikud, kes tavaliselt on valmis järgima joont ja ütlema Putinile kõike, mida ta kuulda tahab, tunnistavad seda. Näiteks Anton Tabak, kes on Venemaa vanima krediidireitingu agentuuri ekspert RA peaökonomist, ütles hiljuti, et majandus pole jahtunud, see on külmunud. Paljud sektorid juba plagistavad hambaid. Venemaa keskpank on samuti hoiatanud, et majanduslangus ei ole enam kauge võimalus, vaid peaaegu kohe käesolev reaalsus ning mõned analüütikud usuvad, et see võib alata juba aasta lõpuks, kui riik jätkab selliste majanduslike raskuste kogemist. SKT prognoosid on samuti halvenenud ja mõned ametnikud on isegi hakanud Kremlit avalikult kritiseerima. Näiteks Renat Sulimanov, Siberist pärit Riigiduuma esindaja, andis hiljuti avameelse intervjuu, öeldes ühemõtteliselt, et sõda on majandusele talumatu koormus ja see tuleb võimalikult kiiresti lõpetada. On täiesti selge, et majandus ei suuda vastu pidada erioperatsiooni pikaajalisele jätkumisele. Ametlikult kulub 40% föderaalsest eelarvest kaitsele ja julgeolekule. Millest arengust, investeeringutest või kapitalikuludest me saame siis rääkida? Ei tankidel ega mürskudel ole tarbija väärtust. Majandus toodab neid, kuid elanikkond ei saa neid tarbida. Need on puhtad kulud. Sulimanov kurtis ka, et mitmed Venemaa piirkonnad peavad ehitus- ja taristuprojekte edasi lükkama või tühistama, sest piisavalt rahastust lihtsalt pole saadaval. Tema arvates viib sõda järjekindlalt ressursse ära investeeringutest, mis on vajalikud pikaajalise majanduskasvu toetamiseks. Isegi Putin ei suuda enam kriisi varjata ning tema riigi majanduslikud probleemid tulid kõigile nähtavalt ilmsiks 2026. aasta Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil. Aga enne kui me sellesse süveneme, kui see on selline ülevaade, mida sa rohkem näha tahad, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid analüüse iga nädal. Rahvusvahelist majandusfoorumit nimetatakse sageli Venemaa Davoseks. See on see aeg aastas, mil Venemaa saab näidata oma majanduslikku jõudu investorite ja kaubanduspartnerite ees üle kogu maailma. See on särav ja glamuurne mitmepäevane kohtumine, kus osalevad mõned maailma kõige tuntumad ametnikud, meediategelased ja ettevõtete juhid. Kuid selle kunagi suurejoonelise ürituse 2026 aasta väljaanne näitas lihtsalt, kui kaugele Venemaa on langenud. Esiteks, juba enne ürituse algust jõudis Ukraina uudistesse rünnates 2 olulist kohta otse Peterburis, suurt naftaterminali ja mereväebaasi. Selle tulemusena tervitasid külalisi suitsused taevad ja rahutu õhkkond, kui nad kogunesid Expo Foorumi konverentsi ja näituste keskusesse, kus toimus rahvusvaheline majandusfoorum. Võib-olla lootis mõni veel, et Venemaal õnnestub olukord enda kasuks pöörata, et see suudab nende kahtlusi hajutada ja hirme leevendada, või et Vladimir Putin ise astub lavale ja näitab, kui hästi riigi majandus tegelikult toimib. Midagi sellest aga ei juhtunud. Selle asemel pidi ürituse alguses Kremli ametnik Maksim Orekhin vastama küsimusele, kas Venemaa majandus jääb ka edaspidi läänemaailmast eraldatuks. Me ei tohiks oodata, et asjad lähevad tagasi endisesse seisu või et lääne sanktsioonid tühistatakse. Ta jätkas agressiivsetest majanduspoliitikatest rääkimist, mis võiksid soodustada vastastikuseid investeeringuid ja kaubandust mitte lääneriikidega. Kuid kogu saalis oli skeptitsism selgelt tuntav. Nii et samal ajal, kui teised Kremliga seotud ametnikud püüdsid probleeme pisendada, tunnistasid mõned avalikult, et nende riik on kriisis. Näiteks miljardär Roman Trotsenko, Venemaa Ion Corporationi asutaja, rääkis otsekoheselt, kui temalt küsiti riigi ärikeskkonna kohta. See toimib halvasti ja see toimib halvasti, sest vana mudel, mis töötas aastaid, ei tööta enam. Kuigi ta keeldus avalikult tunnistamast, et see on sõja tulemus, viidates selle asemel demograafilistele probleemidele, tunnistas Trotsenko, et mootor on seiskunud ja vajab hädasti taaskäivitamist. Venemaa rikkaim ärimees, terasemagnaat Aleksei Mordahov nõustus sellega. Ta avaldas, et tema ettevõte Severstal on vähendanud oma investeerimisportfelli 24% võrra ja langenud negatiivsesse rahavoogu, kuigi eelmistel aastatel oli tegemist ühe maailma kasumlikuma terasetootjaga. Putin astus lõpuks samuti lavale ja tegi oma tavapärase vapra näo pähe, väites, et tema riik kasvab samas tempos kui suuremad Euroopa riigid.
ning lükkas majandusprobleemide süü riigiametnikele. President avaldas kindlust, et edasiminek ja tõus on tagatud, kuid temasse uskujaid jääb järjest vähemaks. Ja pole raske mõista, miks. Ükski Kremlist tuleb propaganda ei suuda varjata vene inimeste tegelikku elu. Iga päev lähevad nad oma linnadesse ja näevad, kuidas üha rohkem kohalikke ettevõtteid suletakse. Nad lähevad poodidesse ja neil on vähem tooteid, mille vahel valida, sageli ka kõrgemate hindadega. Nad kuulevad sõpradelt, perelt ja naabritelt lugusid ebaõnnestunud äridest või jalutavad oma kodupiirkonnas ning näevad ebapiisavate infrastruktuuri investeeringute ja seiskunud ehitusprojektide tagajärgi. Aastaid tagasi võisid nad neid probleeme võtta kui ajutist kõrvalmõju erioperatsioonist, uskudes lubadust, et varsti läheb kõik palju paremaks. Nüüd on sõda kestnud juba mitu aastat ja midagi ei lähe paremaks. Tegelikult läheb kõik märgatavalt halvemaks ja on palju märke, mis viitavad sellele, et Venemaa pole veel põhja jõudnud. Näiteks 15. aprillil kiitles Putin valitsuse koosolekul Venemaa rekordiliselt madala vaid 2,1% suuruse töötuse määraga. Tema jaoks oli see hea asi. See tõestas, et riik toimib, kuna nii paljud inimesed on tööl. Kuid Putini analüüs oli pealiskaudne. Ta nägi ainult numbrit, mitte aga selle algpõhjust. Tegelikult ei ole Venemaa madal tööpuuduse määr midagi, mille üle Putin peaks uhkust tundma, vaid see on tema sõja põhjustatud tööjõukriisi sümptom. Riigi keskpanga juht Elvira Nabiullina tunnistas seda juba järgmisel päeval, öeldes Moskva börsil, et tööjõupuudus on üks peamisi tegureid, mis õõnestab riigi majandust. Ta väitis, et kuna ettevõtted konkureerivad nii väikese töötajate hulga pärast, peavad nad pakkuma kõrgemaid palku ja soodustusi. Selleks, et neid stiimuleid endale lubaga, peavad nad tõstma oma kaupade ja teenuste hindu, mis viib elanikkonna jaoks pidevalt kasvavate elamiskuludeni. Keskpank on püüdnud inflatsiooni ohjeldada, tõstes intressimäärad jahmatava 14,5%-ni, kuid olukord libiseb kiiresti äärmiselt ohtlikku tsooni. Ja see kõik on seotud sõjaga. Üle miljoni venelase on seni sõjas kas hukkunud või haavata saanud. Paljud neist olid tööealised mehed, kes oleksid võinud majandusse panustada. Nad oleksid võinud alustada oma ettevõtteid erinevates valdkondades või anda oma panuse ühiskonda muul moel, töötades näiteks ehituses, põllumajanduses ja logistikas. Selle asemel saadeti nad Ukrainasse surema. Kasutati kahurilihana sõjamasinas, mis kuhugi ei jõua. Sõja tõttu on ka migratsioon märkimisväärselt vähenenud. Nagu paljud teisedki riigid, hakkas Venemaa aastate jooksul tugevalt sõltuma võõrtööjõust. Eriti kuna tema enda elanikkond on alates 1992 aastast olnud lakkamatus languses. Tööjõu täiendamiseks toodi sisse miljoneid inimesi, peamiselt Kesk-Aasia riikidest nagu Usbekistan ja Tadžikistan, kuid pärast sõja algust on üle miljoni neist lahkunud. Mõned survestati liituma Vene armeega. Teised otsustasid põgeneda ja alustada uut elu mujal või naasta oma kodumaale. Paljud on otsinud ka teisi sihtkohti, reisides näiteks Türgisse ja Pärsia lahe riikidesse. See on samuti jätnud Venemaale vähem tööjõudu, kellele loota. Lisaks sellele, kuna sõda veel kestab, on Venemaa meeleheitlikult suurendanud oma värbamispingutusi ja püüab tuua igal kuul umbes 30 000 uut sõdurit oma sõjaväeridadesse. See tähendab, et tööealine elanikkond kahaneb pidevalt konflikti tõttu ning enam kui 1 miljon Venemaa parimat ja andekamat inimest on vabatahtlikult riigist lahkunud, et alustada uut elu mujal. Lõpuks on veel see, et Venemaa kaitsetööstus on kasvanud nii suureks ja mõjukaks, et on endasse imenud alles jäänud töötajad, jättes üha vähem inimesi oluliste rollide täitmiseks teistes sektorites, nagu tervishoid, haridus ja tootmine. Lõpptulemus on see, et kuigi kaitsesektor võib õitseda, võitlevad kõik teised Venemaa tööstusharud ellujäämise nimel. Ja ükski riik ei saa hakkama ainult kaitsetööstusele toetudes. Inimestel on vaja teid, haiglaid, koole ja ühistransporti. Neil on vaja jaekaubanduse tooteid ja teenuseid. Neil on vaja põllumehi, kes kasvatavad põllukultuure ja tarneettevõtteid, kes transpordivad olulisi kaupu ühest kohast teise, eriti nii suures riigis nagu Venemaa. Nad vajavad, et elu toimiks ja jätkuks, olenemata sellest, kas kuskil sadade või isegi tuhandete kilomeetrite kaugusel peetakse sõda või mitte. Vladimir Putin näib aga olevat selle kõik unustanud. Tema on täielikult sõjast haaratud, nii väga, et miski muu ei loe. Nagu tuntud sõjaväeanalüütik professor Michael Clark hiljuti Sky Newsi intervjuus selgitas, on lahinguväli saanud Venemaa juhi jaoks kõige olulisemaks ja ainsaks asjaks. Kõik tõendid näitavad, et Vladimir Putin ei tee enam midagi sisepoliitikas. Ta on nagu kõik sõjajuhid,
ta on sõjapealik ja tal on sõja suhtes kinnisidee ning sekkub liiga palju, täpselt nagu Hitler. Ta ütleb kindralitele, mida nad peaksid ja ei peaks tegema. Suurem osa tema ajast kulub sellele, mida ta ise peab sõja juhtimiseks vajalikuks, sest see on tema sõda. See on tema koht ajaloos, olgu see siis hea või halb. Ta jääb kas meelde kui veel üks suur Vene juht, mida ta ise soovib, või jääb ta meelde kui täielik katastroof Venemaa jaoks. Üha enam viitavad kõik tõendid just sellele teisele võimalusele. Vladimir Putin ei ole mitte ainult rikkunud oma enda võimalusi jääda ajalukku ikoonilise juhina, kellena ta end näeb, vaid ta on rikkunud ka Venemaa võimalused igasuguseks eduks või majanduskasvuks aastateks, kui mitte aastakümneteks. Tema kangekaelsus on lasknud sellel sõjal liiga kaua kesta. Tema hoolimatus on viinud kaitsekulutused jätkusuutmatult kõrgele tasemele. Tema raiskavad taktikad ja suutmatus kampaaniat koordineerida on viinud naeruväärselt suurte surmade ja kaotusteni. Ja nüüd, hoolimata kõigist tõenditest ja märkidest, mis karjuvad talle, et ta lõpetaks, jätkab ta veelgi jõulisemalt, suunates sõtta veelgi rohkem raha, samal ajal, kui ta täielikult hülgab need põhialused, mis on vajalikud, et iga kaasaegne ühiskond saaks pikaajaliselt toimida. Ta on Venemaa sügavasse pimedasse auku tirinud, kust pole väljapääsu. Sest isegi kui sõda homme lõppeks, ei ärkaks kõik need väljateenimatult kannatanud tööstusharud äkitselt ellu. 2025 aasta suvel alustas Ukraina operatsiooni Ämblikuvõrk. Need tähelepanuväärsed droonirünnakud raputasid Venemaad põhjalikult ja näitasid, et sõda, mille Venemaa Ukrainaga alustas, pöördub nüüd nende endi vastu. Mida me tol ajal ei teadnud, oli see, et operatsioon Ämblikuvõrk oli alles algus. Midagi palju suuremat oli tulemas. Tegelikult juhtus see nii enne kui ka pärast operatsiooni Ämblikuvõrk. Ainult Ukraina hoidis seda kõike vaka all. Ukraina käivitas ülisalajase operatsiooni Ämblikuvõrk 2.0, mis jättis Venemaa varustuse üle kogu Ukraina põlema. Kui Ukraina masinate raev tabas tugevalt, nüüd on meil kõik üksikasjad olemas. Alustame põhinäitajast. Rohkem kui 1000 Vene suurtükisüsteemi ja soomukit on hävitatud salajases operatsioonis, mille Ukraina on nimetanud operatsiooniks Ashan. See kahefaasiline kampaania on Venemaad täielikult laastanud, nii rindel kui ka tagalas. Ja keegi ei teadnudki, et see toimub, kuni Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov avalikustas selle olemasolu 30. juunil toimunud Brave One Advantage üritusel. Tavand oli kasutada spetsiaalselt arendatud pommitajadroone, mida toetas tõhusluure. See võimaldas meil tuvastada ja rünnata tanke, soomustransportööre, teisi soomusmasinaid ja suurtükiväge. Vaid mõne ööga hävitati üle 800 vaenlase tehnikaüksuse. Pärast seda ei korraldanud venelased 6 kuu jooksul ühtegi mehaniseeritud pealetungi, teatas Fjodorov, rääkides kampaaniast, mille käigus Ukraina sihtis korduvalt Vene varasid, mis asusid üle 50 kilomeetri vindejoonest kaugemal. See on hullumeelne. Suur osa Ukraina keskmaa rünnakukampaania tähelepanust on keskendunud sellele kaosele, mida see on tekitanud Vene logistikas, samuti Krimmi isoleerimisele, mis sellest tuleneb. Kuid samal ajal, kui kõik see on toimunud, on Ukraina läbi viinud eraldi operatsiooni otse meie silme all, mis võib olla sama laastav Putini ambitsioonidele kui logistiline blokaad, mis lõdvendab tema haaret Krimmi üle. Siin on see, mida me seni teame. Operatsioon Ashan oli kahefaasiline operatsioon, mille esimene faas hõlmas seda, mida Fjodorov oma tsitaadis kirjeldab. Selle faasi käivitasid Ukraina drooni-innovatsioonid. Ukraina kaitseministri väitel on välja töötatud spetsiaalsed droonid ning need koos Ukraina luure- ja jälgimistegevusega võimaldasid rünnata enam kui 800 sihtmärki. See oli operatsioon, mille ettevalmistamine võttis nädalaid, kui mitte kuid, ja selle kõik tegi võimalikuks Ukraina geniaalne Delta-süsteem. See süsteem, mis juurutati kõigil Ukraina kaitsejõudude tasanditel juba 2025 aasta augustis, annab Ukrainale reaalajas ülevaate lahinguväljast. Iga kord, kui droon salvestab videomaterjali või teeb fotosid Vene positsioonist, laaditakse need andmed Delta-süsteemi üles. Sama kehtib ka maapealsete vägede raportite või muu Ukraina poolt kogutud teabe kohta. Kõik see läheb sellesse tsentraliseeritud andmebaasi, mis teeb võimalikuks koordineeritud löögid, mis olid operatsiooni Ashani edu võti. Esimeses faasis kaardistas Ukraina Vene tankide, suurtükkide, soomukite ja soomustransportööride asukohad. Seejärel Ukraina ründas. Umbes 800 suurtükki ja soomukit, mille Ukraina hävitas, kõrvaldati kõik vaid mõne öö jooksul, teatab Fjodorov. Ja see viis selleni, et Venemaa ei suutnud järgmise 6 kuu jooksul korraldada ühtegi mehaniseeritud pealetungi. Ukraina kaitseminister ütleb, et mõju lahinguväljal oli selgelt näha.
Ta väidab, et Venemaa kavatses 2025 aasta mais alustada mehhaniseeritud rünnakut Ukraina vastu. See rünnak viidi läbi alles oktoobris ja see kõik on tingitud operatsiooni Ashan esimesest faasist. See heidab täiesti uue valguse sellele, mida me nägime 2025 aasta suvel ja varasügisel. Võite mäletada, et juba septembrist pärinevad raportid väitsid, et Venemaa ei suutnud korraldada mehhaniseeritud rünnakuid. Venemaa läks 2025 aasta teisel poolel üle infiltreerumisstrateegiale, mille käigus sokutati Ukraina territooriumile vaid 2 sõduriga üksusi, selle asemel, et korraldada soomusrünnakuid. Tol ajal peeti seda Venemaa poolt ellu viidud ohtlikuks uueks strateegiaks. Nüüd teame tõde. Operatsioon Ashani algfaas jättis Putini ilma valikuteta, sundides teda toetuma infiltreerujatele. United24 Media annab esimese faasi kohta veidi rohkem teavet. Seel öeldakse, et operatsioon lõppes tegelikult sellega, et Ukraina tabas 949 sihtmärki, mis kõik asusid rohkem kui 50 kilomeetrit rindejoonest kaugemal. Tundub, et umbes 800 sihtmärki, mida Fjodorov väidab, olid need objektid, mille Ukraina hävitas, jättes umbes 150 sihtmärki, mida tabati, kuid ei hävitatud. Tänu United24 Mediale teame ka, et Ukraina Lazar ja Nemesis üksused olid operatsioonis kaasatud. Mõlemad kuuluvad Ukraina kõige osavamate ja kurikuulsamate drooniüksuste hulka. Eriti just Lazar Grupp on aidanud alates Putini sissetungi algusest rajada aluse Ukraina droonipõhisele strateegiale ning on vastutav enam kui $13 miljardi väärtuses Vene varustuse hävitamise eest. Selle taga olev mees, kolonel Pavlo Yelizarov, on nüüd Ukraina õhuväe asekomandör ja juhib Ukraina droonivastase kilbi arendamist, mille abil loodetakse kaitsta Venemaa kaugmaa droonirünnakute eest. Aga nüüdseks võib-olla te nüüd mõtlete ühte asja. Video alguses ütlesime, et Ukraina on hävitanud üle 1000 soomusmasina ja suurtükisüsteemi. Aga siiani oleme korranud numbrit 800. Isegi United24 Media poolt väidetud 949 sihtmärki ei küüni päris selleni. Tere tulemast operatsioon Tuhk teise faasi. See on hüüumärk laastavale rünnakule Venemaa ründevõime vastu, mis tõstis numbrid 4-kohalisteks. Ukraina laastava operatsiooni esimene faas viidi ilmselt läbi mingil hetkel 2025 aasta esimesel poolel. Kuigi Fjodorov ei anna täpsemaid üksikasju, peale selle, et see mõjutas Venemaa plaane 2025 aasta maiks. Aga me teame palju rohkem teisest faasist, alustades sellest, millal see algas. 2026 aasta juunis alustas Ukraina operatsiooni Ashan teist faasi ning seekord läheneti sihtmärkide valikule strateegilisemalt. United24 Media teatel keskendus Ukraina teises faasis suurtükisüsteemidele ning rünnakuid viidi läbi 4 Ukraina võtmepiirkonnas, kus kõikjal tuli tegeleda Venemaa katsetega maavägesid edasi suruda. Need piirkonnad olid Donetsk, Herson, Starobilsk ja Zaporižja. Ning kõik Vene positsioonid neis piirkondades kogesid Ukraina droonide tulevihma, mille ainus eesmärk oli hävitada võimalikult palju suurtükiväge. See õnnestus neil. Operatsioon Ashani teise faasi lõpuks oli Ukraina tabanud veel 231 sihtmärki ning kinnitas, et neist 171 oli hävitatud. Vene sidepidamise pealtkuulamise ja Delta-süsteemi ülest laaditud objektiivse kontrollkaadri kombinatsioon kinnitas tulemuse. Ja juba teise faasi esimesel päeval oli mõju juba tunda. Vene tegevus mitmes rindelõigus vähenes. 30–81%, sõltuvalt sellest, kus Ukraina mõõtmisi tegi. Operatsioon Ashani lõpuks oli Ukraina ametlikult tabanud 1180 sihtmärki, millest enamik oli hävitatud, lisab United24 Media. Väga paljud Ukraina tegevused enda kaitsmisel Venemaa vastu on olnud muljetavaldavad. Siiski peab operatsioon Ashan kuuluma kõige muljetavaldavamate Ukraina poolt seni korraldatud operatsioonide hulka ning see asetub kõrvuti operatsiooniga Spiderweb, arvestades koordineerimise ja juhtimise kvaliteeti, mis selle õnnestamiseks vajalik oli. Tõsi, Spiderweb võib neist 2 rohkem tähelepanu pälvida, eriti kuna see hõlmas Ukraina droonide salaja Venemaale toimetamist ja mõnede Venemaa kõige olulisemate strateegiliste pommitajate hävitamist. Kuid kui rääkida rindel saavutatud tõhususest, siis operatsioon Ashan on Ukraina kampaanial avaldanud palju vahetumat mõju. Aga sellest räägime hiljem. Operatsioon Ashani kohta on veel midagi, mida me pole maininud. Fjodorovi sõnul tõi operatsiooni teine faas kaasa selle, et Ukraina lasi käiku uue tüüpi drooni, mis on spetsiaalselt loodud Vene suurtükiväe torude hävitamiseks. See on 17. juuni raporti järgi, mille avaldas United24 Media ja mis tsiteeris Fjodorovit. Ukraina kaitseminister avaldas uue tüüpi drooni kohta vähe infot, kuid märkis, et Vene suurtükiväe rivist väljalöömine tavaliste droonide visetega on äärmiselt keeruline ja sageli mitte nii tõhus, kui Ukraina seda vajab.
Sellisel viisil kahjustatud suurtükke saab sageli parandada, ütleb Fjodorov, muutes selliste droonirünnakute kasu ajutiseks. Selle probleemi ületamiseks töötasid Ukraina insenerid välja uue tüüpi laskemoona operatsiooni Ashani jaoks, mis mitte ainult ei sihi Vene suurtükitoru, vaid on piisavalt võimas, et toru lõhki rebida nii, et suurtükki ei saa enam kunagi kasutada. Välja töötati spetsiaalne mürsk ja vaid 2 ööga hävitati 250 Vene suurtükki. Iga juhtumi kohta on olemas videokinnitus, oli kõik, mida Fjodorov ütles. Peale selle ei tea me Ukraina torude purustajast eriti palju ja ilmselt ongi nii parem. Mida vähem Ukraina oma uuest laskemoonast räägib, seda tõenäolisem on, et nad suudavad tulevikus läbi viia veel ühe operatsiooni Ashan faasi, ilma et Venemaa saaks midagi ette võtta. Ja see viib meid suure küsimuseni. Miks on operatsioon Ashan oluline? Vastame sellele küsimusele kohe, aga enne seda väike meeldetuletus. Te vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis vajutage tellimisnuppu ja pange märguanne tööle, et näeksite meie uusi videoid kohe, kui need avaldatakse. Me teame, mis operatsioon Ashan ei olnud. Fjodorov ütleb, et see 2-faasiline mitmeaastane operatsioon ei olnud kunagi seotud sellega, et Ukraina läheks pealetungile. Pigem oli see seotud sellega, et peatada Vene pealetungid nende alguses. Ukraina kasutas rünnakute esimeses faasis 3 päeva jooksul üle 1000 drooni ning oleks kasutanud järgmises faasis veel 100 droone. Kõik selleks, et takistada Venemaal korraldamast rünnakuid ligilähedaseltki sellise jõuga, nagu nad oleksid suutnud ilma selle operatsioonita. Kas mõnda Ukraina? 2026 aastal alustatud vastupealetungi on toetanud operatsioon Ashan ja selle mõju Venemaa vägede nõrgenemisele. Võib-olla, aga see polnud kunagi eesmärk. Peamine eesmärk oli see, mida me just mainisime. Tagada, et Venemaa ei saaks Ukraina linnu ja kaitserajatisi rünnata nii tugevalt, kui ta oleks soovinud. Iga sihtmärk tähendab vähem tuld Ukraina positsioonidele ja linnadele, ütleb Ukraina sõjavägi ning lisab. Iga selline operatsioon nõrgestab vaenlast ja toob lähemale hetke, mil ta kaotab võime lahinguväljal oma tingimusi dikteerida. Teisisõnu, see puudutas ellujäämist mõlemas faasis. Venemaa ei aeglusta kindlasti oma maapealseid rünnakuid, isegi mitte pärast operatsiooni Ashani teist faasi. Nagu Pravda teatas. 1. juulil toimus eelnenud 24 tunni jooksul Venemaa ja Ukraina vahel rindel 256 kokkupõrget. Kõige intensiivsemad neist lahingutest toimusid Pokrovski ja Slovjanski sektorites, mis mõlemad asuvad Donetski piirkonnas, mida Ukraina sihtis operatsiooni teises faasis. Just selles suures kokkupõrgete arvus näeme me operatsiooni Ashani tegelikku eesmärki. Putin annaks niikuinii käsu kõik need rünnakud läbi viia. Ole vahet, kas tema sõduritel on soomus ja suurtükivägi või mitte. Aga Ukraina jaoks tähendab see kõike, sest Venemaa viib maasõda läbi just nii. Eriti suurtükivägi on Vene sõjapidamise keskmes. Palju on räägitud Venemaa lakkamatutest raketi- ja droonirünnakutest Ukraina vastu, kuid kui asi puudutab Venemaa tegelikke edasiliikumisi maapinnal, on suurtükivägi võtmetähtsusega. Kuninglik ühendatud teenistuste instituut, Royal United Services Institute, toob välja, et Venemaa kasutab suurtükiväge erinevalt läänevägedest. Kui lääne armeed kasutavad tavaliselt suurtükiväge selleks, et toetada oma manöövreid, siis Vene väed teevad tavaliselt manöövreid selleks, et jõuda positsioonile, kus nad saavad suurtükiväega kaitseliine pommitada. See põhimõtteline erinevus lähenemises on Ukrainale ülioluline, et sellele vastu seista. Venemaa jaoks on suurtükivägi peamine tulejõuvorm, mida nende väed saavad kasutada lähivõitlustes territooriumi pärast. Kõik Venemaa relvaliikide üksused on organiseeritud suurtükiväeüksuste ümber, mis on paigutatud pidevalt Ukraina kaitsepositsioone tulistama. Tavaliselt liiguvad need suurtükiväeüksused rindejoonele, et pakkuda oma tulejõudu rünnakute ajal ja seejärel tõmbuvad tagasi aladele, mis peaksid olema turvalised. Ukraina teab seda. Ja mõlemad operatsioon Ashani faasid olid loodud selle Vene lähenemise vastu tegutsemiseks. Kui Ukraina sõjavägi räägib sellest, et Vene suurtükivägi tulistab neid vähem, siis on see saanud võimalikuks tänu suurtükiväe massilisele hävitamisele operatsiooni Ashan käigus. Venemaa jaoks tähendab see, et rünnakuid ei viida läbi nii, nagu kogu nende sõjavägi on välja õpetatud neid läbi viima. Suurtükiväge ei saa kasutada pideva tule andmiseks, sest seda polegi enam olemas, mida positsioonile liigutada. See jätab rünnaküksused ründama palju tugevamaid Ukraina kaitseliine, mis on samuti surmavad tänu nende ees lendlevatele drooniparvedele. Ja pea meeles, Ukraina kasutas samuti oma geniaalset operatsiooni sadade soomukite rivist väljalöömiseks. See jätab Venemaa rünnakväed kaitseta ja sunnib neid ründama ilma suurtükitule toetuseta, mis peaks enne Vene vägede kohale jõudmist Ukraina kaitset nõrgestama. Tulemus on vältimatu. Vene sõdurid surevad palju suuremas ulatuses, kui muidu juhtuks, ja Ukraina kaitse peab palju kauem vastu, sest nad ei pea taluma seda survet, mida Venemaa suurtükiväe strateegia peaks pakkuma.
Ja kui rääkida sellest aspektist kui väikesest lisalõigust operatsioon Ashani puhul, siis Venemaa suurtükiväe kaotused kogu sõja jooksul on olnud nii suured, kuni 34 000 ühikut on kaotatud, et neil tuleb jooksvalt välja mõelda uusi rünnakutaktikaid. Venemaa on nüüd sunnitud kasutama droone seal, kus muidu oleks kasutatud suurtükiväge. FPV droone kasutada ei ole Venemaa jaoks muidugi midagi uut. Aga varem olid isegi need droonid suurtükiväe toetavas rollis. Nüüd peavad need olema esiplaanil. See võib tulevikus Ukrainale probleeme tekitada. Kui Venemaa suurendab oma droonide tootmist, eriti raskete pommitusdroonide puhul, mis on tulejõult kõige sarnasemad suurtükimürskudele, saavutab ta täpsuse, mida suurtükivägi ei suutnud pakkuda. Kuid Ukraina on droonide osas Venemaast kaugel ees. Ja see toob meid teise põhjuseni, miks operatsioon Ashan on nii oluline. See toob esile, kui suur on Ukraina droonide ülekaal ja kui kaua see on sõja jooksul kestnud. Praktiliselt iga sihtmärk, mida Ukraina tabas operatsiooni Ashan ajal, tabati Ukraina drooniga, mis näitab, kui palju on Ukraina Venemaast ees oma droonide täppislöökide kasutamisel. Venemaa on alles nüüd hakanud sama tegema rindel ja sedagi alles pärast seda, kui Ukraina on nende suurtükiväe põhisele strateegiale nii palju kahju tekitanud. Aga Venemaal on veel pikk tee minna, enne kui ta suudab Ukrainale järele jõuda. Ukraina juhib nii arvude kui ka tehnoloogia poolest. 11. juunil avaldas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Syrskõi, et Ukraina tabas mais peaaegu 180 000 sõjalist sihtmärki, millest enamikule tehti rünnak droonidega. Ukraina FPV droonid on nüüd lahinguväljal Vene FPV droonidest arvuliselt üle suhtes 1,5 ning see vahe ainult suureneb. Ukraina keskmaa ründedroonide esiletõus tähendab ka seda, et kõik tulevased operatsiooni Ashan faasid võimaldavad Ukrainal rünnata sügavamale kui kunagi varem. Esimese 2 faasi jooksul tabas Ukraina sihtmärke enam kui 50 kilomeetri kaugusel rindest. Nüüd suudavad Ukraina keskmaa ründedroonid lennata 200 kilomeetrit või rohkemgi. Nad teevad seda juba praegu, et purustada Vene logistikat tagalas. Kui Venemaal on plaan oma suurtükivägi sellisele kaugusele taandada, ei ole see ikkagi turvaline. Ja see ongi asja mõte. Suurtükivägi on juba 50 kilomeetri kaugusel kasutu, rääkimata 200. Kuna Ukraina droonide ülekaal kasvab, peab Venemaa oma suurtükiväe veelgi kaugemale taganema, muutes selle tähtsusetuks. Droonidest rääkides on Ukraina aga droonitehnoloogia ja taktika osas Venemaast kaugel ees. Kui Venemaa üritab nüüd, pärast suure osa suurtükiväe kaotamist, võtta üle Ukraina lähenemist, siis Ukraina kasutab juba tõrjedroone, et hävitada Vene Shahedi tüüpi droone enne, kui need jõuavad linnadesse kukkuda. Paljud droonid, mida Ukraina praegu rindel ja keskdistantsil kasutab, kasutavad tehisintellekti, et liikuda ja sihtmärke automaatselt tuvastada. See võimekus eemaldab sageli satelliitnavigatsiooni vajaduse, mis tähendab ka seda, et Vene elektroonilise sõjapidamise süsteemidel pole signaale, mida segada. Venemaa väidab, et kasutab tehisintellekti sarnastel eesmärkidel. Ukraina tulemused on palju ilmsemad, mis viitab sellele, et Venemaa paisutab oma tehisintellekti võimekust, kuna Ukraina droonid toimivad palju paremini. Operatsioon Ashan näitab meile tegelikku klassivahet, mis droonide rindel eksisteerib. Kuna Ukraina jätkab innovatsiooni, on tõenäoline, et näeme 3. faasi, ilmselt sama ette teatamata nagu 2 esimest, mida Venemaa samuti peatada ei suuda. Kes teab? Järgmise faasi ulatus võib laieneda Venemaa droonide opereerimiskeskustele, mis aitaks takistada Venemaa kohanemist oma suurtükiväe probleemidega. On selge, et droonid on olnud võtmetähtsusega Ukraina jaoks sõjakäigu pööramisel. Operatsioon Ashan on nüüd üks selgemaid näiteid sellest, kuidas see muutus saavutati. Venemaa teab, et rohkem on tulemas. 25. juunil teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski, et ta on kinnitanud uue 40-päevase strateegilise algatuse, mida viib ellu Ukraina julgeolekuteenistus. Selle algatuse eesmärk on survestada Venemaad loobuma sõjast ning tundub tõenäoline, et see surve avaldub veelgi rohkemate kesk- ja süvalöökide kaudu. Kuna suurtükivägi on maas, sihib Ukraina nüüd üha sagedamini Venemaa taristut ja logistikat. Kas operatsiooni Ashan 3. faas toimub nende 40 survepäeva jooksul? Zelenski ei ütle seda ja Venemaa ei saa teada enne, kui see juba toimub. Mida me kindlalt teame, on see, et Ukraina võites Venemaa masinate vastu omaenda masinatega selles salajases operatsioonis. Ja nüüd on palju sellest, mis Ukrainas alates 2025. aasta keskpaigas toimunud on, palju arusaadavam. Kutsuge Putin Ismaili nimega ja saatke ta merele. Ukrainal on tema ja tema sõdurite jaoks tore kingitus ootamas ning selle inspiratsiooniks on suur valge vaal, kes viis kapten Ahabi hukatusse. Ainult et seekord on see Putin, kes vaatab, kuidas tema laevade meremehed hävitatakse. Need meremehed ei ole valmis selleks, mida Ukraina kohe valla päästab. Moby Dick on kohal. Ja Ukraina valge vaal on nii võimas, et suudab iga Vene laeva allveelaevaks muuta.
Saime esimest korda pilgu heita Ukraina uuendusliku kaitsetööstuse viimasele saavutusele Ukrainian Nordic DIH Naval Forge 2026 konverentsil, mis toimus Kiievis 8.–9. juunil. See konverents on Ukraina ja tema Põhjamaade partnerite poolt välja töötatud mereväerelvade esitlus ning just Moby Dick varastas kogu tähelepanu. Ettevõtte nimega Avarid poolt välja töötatud uus relv on huvitav selle poolest, et see koondab varasemate Ukraina mereväerelvade poolt demonstreeritud võimed ühte kaubanduslikku platvormi, mida saavad hõlpsasti kasutada Ukraina erinevad relvajõudude harud. Ja võib-olla sama tähtsana müüakse seda ka liitlastele, et edendada Ukraina eesmärki olla üks Euroopa võtmekaitsetest. Ja mis kõige parem, Moby Dick ei ole lihtsalt kontseptsioon, see on valmis kasutamiseks. Litani teatab, et kõik Moby Dicki konfiguratsioonid on juba välja töötatud ja need kõik on praegu kasutusel. See ei ole lihtsalt mingi huvitav idee, millega Ukraina ettevõte on välja tulnud. Ukraina valge vaal ujub juba ringi ja võib praegu Vene mereväe varadele tõsist kahju teha. Nii et me teame, et Moby Dick on siin. Aga mida me tegelikult selle relvapaketi enda kohta teame? Põhitõed on juba iseenesest muljetavaldavad. Moby Dick on mereväe droon, mille tegevusraadius on väidetavalt umbes 1400 kilomeetrit. Sellest piisab enam kui Musta mere katmiseks ning see asetab ka Aasovi mere tegevusraadiusesse. Platvormile saab paigaldada relvi ning see töötab autonoomselt. Euromaidan pressiteatel suudab Moby Dick ilma inimsekkumiseta sõita 120 tundi järjest. See ei ole lihtsalt valge vaal, vaid elukas, mis suudab ise jahti pidada ning valmistub muutma Musta mere oma jahimaaks. Lisaks sellele suudab uus meredroon liikuda kuni 65 kilomeetrit tunnis, mis on enam kui piisavalt kiire, et jõuda järele enamikule Vene sõjalaevadele ning ka paljudele kiirematele paatidele, mida Venemaa võiks kasutada. See on samuti merekõlblik kuni 1,2 meetriste laineteni. See on taas ideaalne Musta mere jaoks. 2014. Aasta uuring näitas, et selle mere keskmine lainekõrgus ei ületa 0,7 meetrit ning Moby Dick saab sellest hõlpsasti üle. Kõik see on iseenesest juba muljetavaldav. Ukrainal on siin selgelt väga võimekas meredroon, mis on kiire, suure tegevusraadiusega ja näib olevat spetsiaalselt ehitatud töötama veekogul, mis on Ukraina sõjas võtmetähtsusega. Aga Moby Dicki teeb eriliseks veel palju muudki. Me mainisime raketi paivaldamist drooni sisse. See mainimine oli olulisem, kui esmapilgul paistab. Mis teeb Moby Dickist erilisema kui ükski varasem meredroonide komplekt, on see, et valgest vaalast on olemas 6 versiooni, millest igaühel on erinev eesmärk. Need 6 versiooni jagunevad 3 kategooriaks, mis võimaldavad Ukrainal katta löökide, rünnakute ja isegi õhutõrjega seotud vajadused. Alustame viimasest. Moby Dicki õhutõrje konfiguratsioonid kannavad nimesid MD1 ja MD2. Mõlemal juhul kannab Moby Dick tõrjedroone, kuigi droonide tüüp on erinev. MD1 suudab kanda kuni 5 püsitiivalist tõrjedrooni, mida saab platvormilt välja lasta, et hävitada Vene Shahidi tüüpi ja sarnaseid ründedroone, kui need liiguvad Musta mere kohal Ukraina suunas. Venemaa on juba pikka aega kasutanud Krimmi oma ründedroonide stardikohana, mida varem lasti välja sisemaal asuvatest paikadest. Kuid alates 2025. aasta septembrist lastakse neid välja Krimmi läänerannikult. MD1 koos tõrjedroonidega suudab Vene Shahidi tüüpi droonid peatada juba enne, kui need Ukraina mandriosale jõuavad. Mis puudutab MD2, siis ka see kannab tõrjedroone, kuid need on hoopis kvadrokopteri variandid ning see Moby Dicki versioon suudab neid kanda lausa 8. Jällegi, Vene Shahididel tasub olla ettevaatlik. Mitte, et nad saaksid eriti midagi teha, kui meredroon varitseb nende all ja on valmis tõrjedroone nende teele tulistama. Nii näeme, kui kasulik võib Moby Dick olla kaitse seisukohalt. Me rääkisime teile ka sellest, et Ukraina saab oma uue drooniga muuta Vene sõjalaevad allveelaevadeks. Siin tulevadki mängu MD3 ja MD4 variandid. Mõlemad on loodud selleks, et toimetada lõhkepead sihtmärkideni keskmisel ja strateegilisel kaugusel, teatab Euromaidan press. Ja neist 2 on MD3 kõige huvitavam. Väidetavalt suudab see kanda Avro enda Morrigani droone, mis on ülisalajased droonid ja on juba tekitanud suurt furoori Ukraina kampaanias Krimmi isoleerimiseks. 30. mail oli United24 Media üks esimesi väljaandeid, mis Morriganist teatas. See teatas, et Ukraina mehitamata süsteemide jõudude 412 Nemesis brigaad on kasutanud seda Vene sõjalise logistika, sealhulgas varustus- ja kütuseveokite ründamiseks mööda varustusteid, mis ulatuvad Mariupolist Krimmisse. Me ei tea selle drooni kohta palju, peale selle, et tegemist on püsitiivalise ründedrooniga, mis on selgelt võimeline läbima mitusada kilomeetrit.
Arvestades, et see on mänginud rolli võtmetähtsusega RR-280 maantee muutmisel surmalõksuks kõigile Vene veokitele, kes üritavad kütust ja varustust Krimmi sisse või sealt välja vedada. Business Insider lisab, et droonil on tahapoole kaldu tiivad ning see näib startivat rööpa või linguga platvormilt, mis välistab vajaduse lennuraja järele. See annab meile vihje, miks Morriganit kasutatakse MD3 jaoks. Meredroonil ei ole lennurada, seega on sellesse laadimiseks ideaalne relvatüüp, keskmaa ründedroon, mida saab sihtmärgist 10 kilomeetrite kauguselt välja lasta ja mis ei vaja õhku tõusmiseks teelõiku. Nüüd lastakse droon, mis on end tõestanud tõhusana Vene sõidukite vastu, valla Krimmi rannikukaitse vastu, Mustal merel seilata üritavate Vene laevade vastu ja isegi luurevahendite nagu õhutõrjesüsteemide ja radarite vastu, mille Venemaa on Musta mere piirkonda paigaldanud. Siis on veel MD4. Meil ei ole selle Moby Dicki variandi kohta nii palju teavet kui MD3 kohta. Kõik, mida militaari on teatanud, on see, et MD4 hakkab kandma mingisugust reaktiivmootoriga mehitamata õhusõidukit, mida kasutatakse kõrge prioriteediga sihtmärkide tabamiseks strateegilisel kaugusel. Puudub teave selle kohta, mis tüüpi droon see olema saab. Me teame, et Ukrainal olid turboreaktiivmootoriga droonid, sealhulgas UAV 290, mida esitleti Pariisis Eurosatori 2026 üritusel vaid paar nädalat enne seda, kui Moby Dick avalikuks tuli. Me teame ka, et see droon, mille lennuulatus on 650 kilomeetrit ja mis suudab kanda 100 kilogrammist lõhkepead, lastakse õhku tahke kütusega kiirendiga, mis tähendab, et stardirada pole vaja. Nii et võib-olla on UAV 290 teel Mustale merele Venemaa lähedal. Kui see nii on, siis Venemaa laevad peavad hakkama toime tulema ründedrooniga, mis võib olla isegi võimsam kui Morrigan ja suudab saavutada tippkiiruseks 800 kilomeetrit tunnis. Siiski peame ootama, kuni näeme MD4 vees, enne kui saame täpselt kinnitada, millist drooni Ukraina kavatseb selle Moby Dicki versiooni jaoks kasutada. Ja sellega jõuame viimase kategooria ja 2 viimase Moby Dicki variandini. MD5 ja MD6 on ründeversioonid ning need on varustatud tavapärasemate relvadega, mis võivad olla Venemaa sõjalaevadele ja lennuvahenditele laastavad. MD5 on tõeline raskekahur. See suudab kanda Browning M2 raskekuulipilduja moodulit, mida saab kasutada nii õhu kui ka pinnasihtmärkide tulistamiseks. See on varustatud ka rakettidega, kas R-73 või AIM-9 rakettidega, mis mõlemad on õhutõrjeraketid. R-73 on nõukogude ajastu relv, mis suudab tabada sihtmärke, mis lendavad kuni 2500 kilomeetrit tunnis kiirusega ja kuni 20 kilomeetri kõrgusel. AIM-9 puhul on see Ukrainasse jõudnud tänu USA-le ja Ukraina lääne partneritele, kes seda raketti kasutavad. Üleheli kiirusega, soojusjuhitav ja võimsa lõhkepeaga varustatud AIM-9 on üks parimaid õhutõrjerakette, mis Ukrainal oma arsenalis on. Ühilduvus selle raketiga avab Ukrainale ka võimaluse müüa MD5 oma partneritele, aga sellest räägime hiljem. MD5 puhul näeme Moby Dicki versiooni, mis näib olevat loodud selleks, et tulla toime iga hävitaja või pommitajaga, mille Venemaa on piisavalt rumal, et saata üle Musta mere või suruda Krimmi õhuruumi. Viimane on Ukrainale eriti suur probleem. Venemaa lähenemine oma väärtuslikumate õhuväevaradega on hoida neid okupeeritud aladest eemal ning lasta neil selle asemel tulistada rakette ja liukpomme vaenlase tagalast. See lähenemine töötab hästi. Venemaa tulistas juunis Ukraina pihta 59 tiibraketti, 6 laevatõrjeraketti ja 39 ballistilist raketti, teatab United 24 meedia. Vähemalt tiibraketid lasti välja hävitajatelt või pommitajatelt, millest osa asub Krimmis. Venemaa laseb Ukraina pihta ka kuni 250 liukpommi päevas, teatab Euromaidan Press. Ning nende lennukid peavad oma laastava koorma kohale toimetamiseks tegema kuni 200 väljalendu päevas. MD5-ga on Ukrainal nüüd meredroon, mis suudab need relvi kandvad lennukid taevast alla tuua. Siin ei ole eesmärgiks vaheltpüük. Ukraina soovib rünnata lähtekohta ning MD5 muudab selle võimalikuks. Krimmi ranniku lähedal asuvalt mereplatvormilt välja lastud õhutõrjeraketid võivad poolsaare muuta Venemaa jaoks täiesti kasutuks, kui jutt käib rakettide ja liukpommide tulistamisest Ukraina territooriumile. Ja viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, on MD6. See on platvorm, mis saab olema Venemaa sõjalaevadele kõige ohtlikum. See võib olla kandjaks löögifunktsiooniga FPV-droonidele, mida saab kasutada igasuguste sihtmärkide vastu, alates õhutõrjest kuni väikeste laevadeni. Aga selle Moby Dicki versiooni trumbiks on 300-kilone lõhkepea, mis on drooni sisse paigutatud. See lõhkepea teeb MD6-st Ukraina kamikaatsevaala ning see on piisavalt võimas, et lüüa auke sõjalaevadesse ja täielikult hävitada sadamataristut. See on see Moby Dicki versioon, mis on ilmselt kõige äratuntavam ja põhineb Ukraina olemasolevatel meredroonidel, mis on juba teinud nii palju kahju Venemaa varadele Mustal merel.
kõik see ootab Venemaad. Kõik 6 Moby Dicki versiooni on töökorras ja tootja sõnul liigub programm nüüd kodifitseerimisfaasi, mis loob aluse seeria tootmiseks. Kui see juhtub, on Venemaal probleemid. Aga veelgi enam, Ukraina astub järjekordse sammu lähemale sellele, et saada üheks tähtsamaks tegijaks Euroopa kaitses. Aga enne kui me sellesse süleneme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis kindlasti tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. Kõigest sellest, mida me just rääkisime, näib Moby Dick juba mängumuutjana ning eriti oluliseks saab see kindlasti Musta mere lahingus. Oleks lihtne eeldada, et Ukraina on selle lahingu juba võitnud. Kui sõda algas, pidi Must meri olema üks tähtsamaid varasid, mis Venemaal oma arsenalis on. Ukrainal polnud mereväge, millest rääkida, aga Venemaal oli Musta mere laevastik, üle 70 sõjalaeva ja allveelaeva, mis pidi võimandama Venemaal blokeerida Ukraina kaubalaevad ning sooritada nii rünnakuid mandri vastu, kui ka pidevalt viia vägesid ja varustust Ukrainasse. Asjad ei läinud Putini plaanide järgi. Kasutades rakettide ja meredroonide kombinatsiooni on Ukraina suure osa Musta mere laevastikust puruks löönud. 2024 aasta alguseks oli Ukraina uputanud või rivist välja löönud umbes 1/3 laevastiku sõjalaevadest, mis sundis Venemaad ülejäänud laevad baasidest ära viima ja proovima neid peita Ukraina rakettide ja meredroonide tegevusraadiusest väljapoole. 26. juuni raportis ütles Metso, et Ukraina ametnike väitel ei saada Venemaa enam Mustale merele ega Aasovi merele ühtegi pealveelaeva, kartes, et Ukraina relvad lasevad need tükkideks. Nagu Ukraina mereväe pressiesindaja Dmytro Pletenchuk irooniliselt märgib, ei hoia okupant merel enam ühtegi üksust, ei Aasovi merel ega Mustal merel. Tegelikult on viimastel kuudel merre minekust saanud omamoodi luksus. Sellest võiks jääda mulje, et Ukraina kontrollib Musta merd. Paljuski see nii ka on. Moby Dickist võib saada potentsiaalne mängumuutja 2 põhjusel. Esiteks tähendab nii paljude erinevate variantide olemasolu seda, et Ukraina saab muuta Musta mere enda jaoks väärtuslikuks varaks. Oleme juba mõningaid viise maininud, kuidas see võimalik oleks, kui rääkisime erinevatest variantidest. Need autonoomsed droonid saavad minna patrullima, otsides Vene laevu, mis julgevad siseneda veeteele, mis on nende jaoks juba surmavaks muutunud. Need laevad muutuvad allveelaevadeks, võimaldades Ukrainal säilitada soodsa positsiooni, mille ta on endale juba loonud. Kui Putin lootis, et Venemaa saab ühel päeval taas Musta merd kasutada, siis terve Moby Dickide laevastik lõpetas need lootused. Need on vaalad, keda ei saa lihtsalt torpedeerida. Ja kuna need on droonid, on neid palju odavam toota kui sõjalaevu, mida Venemaa peaks nende vastu võitlemiseks ohverdama. Teiseks võib Moby Dick olla Ukraina kampaanias Krimmi isoleerimiseks väga oluline tegur. Venemaa oleks mõelnud, mida veel Ukraina selles kampaanias valla päästa võiks. Logistika halvamise programm on juba võimaldanud Ukrainal oma keskmaa ründedroonid nii hästi organiseerida, et nad on loonud Krimmi poolsaare ümber ebatavalise blokaadi. Teed, sillad ja veokid on kõik sihtmärgiks, takistades varustuse ja kütuse jõudmist Krimmi. Poolsaarel viibivad okupandid seisavad nüüd silmitsi suure kütusepuudusega ning pidevate Ukraina rünnakutega, mille eesmärk on muuta elu Krimmis talumatuks. Ja nüüd on mängus ka Moby Dick. Isolatsioonikampaania muutub siit edasi ainult tugevamaks. Need Moby Dicki versioonid, mis suudavad sihtida laevu, võtavad peaaegu vältimatult sihikule praamid, mida Venemaa kasutab varustuse vedamiseks Krimmi, nüüd kui teed suletakse. Need laevad muutuvad sihtmärkideks ja sama juhtub ka Kertši sillaga. Ukrainal polegi vaja saata Kamikaze MD6 seda tööd tegema. Uue meredrooni versioonid, mis suudavad välja lasta õhudroone või rakette, võivad olla piisavad, et tabada Kertši silda kaugelt, katkestades igasuguse maismaatee, mida Vene okupandid saavad kasutada mandrile jõudmiseks. Ukrainal on siin käes relv, mis võiks muuta mittetraditsioonilise blokaadi veidi traditsioonilisemaks. Kujutage ette Moby Dicki laevastikku, mis ümbritseb Krimmi, ja saate pildi ette. Ükski laev ei saaks sisse ega välja. Sõjalisi objekte pommitataks iga päev. Ja kui Venemaa üritab kasutada Krimmi rünnakute alustamiseks Ukraina mandriosa vastu, ootavad neid seal isegi tõrjedroonid ja õhutõrjeraketid, mis peatavad need rünnakud kohe. Iga probleem, mis praegu Krimmi mõjutab, muutub veelgi hullemaks, kui Moby Dick läheb masstootmisse. Ja tundub tõenäoline, et Ukraina suudab toota rohkem kui piisavalt, et viina lõpule oma strateegia muuta Krimm isoleeritud saareks. Me ei tea, kui palju Moby Dick maksab, seda infot pole avalikustatud. Küll aga teame, et Sea Baby, mis on uue drooniga üsna sarnane, kuid vähem mitmekülgne, maksab umbes $200,000 tüki kohta Defense Expressi andmetel. Kui Moby Dick jääb samasse hinnaklassi, võiks Ukraina neid 10 ehitada. Venemaa ei saaks selle vastu midagi teha. Strateegia Krimmi isoleerimiseks tõuseks uuele tasemele.
Lõpuks mõelge, kus Moby Dick esitleti. Ukrainian Nordic DIH Naval Forge 2026 konverentsil. See ütleb meile, et Ukrainal on pilk tulevikku suunatud. Selle uus droon teenib kindlasti neid vahetuid eesmärke, millest oleme rääkinud Mustal merel ja Krimmis. Kuid Ukraina soovis, et partnerite pilgud oleksid suunatud Moby Dickile. Sellepärast tutvustati seda konverentsil, kus osalesid riigi Põhjamaade liitlased. Moby Dicki näol on Ukrainal veel üks relv, mida ta saab kasutada selleks, et tõestada end ühe oma Euroopa liitlaste tähtsaima kaitsepartnerina. See tähendab, et see droon mängib suurt rolli Ukraina aitamisel muuta end abisaajast üheks maailma kõige arenenuma kaitsetehnoloogia pakkujaks. Me näeme juba, kuidas Ukraina selles valdkonnas järjest tugevamaks muutub. Kevadel teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski droonileppe käivitamisest, mis on ülemaailmne partnerlus Ukraina ning erinevate Lähis-Ida, Euroopa ja isegi Kaukaasia piirkonna riikide vahel. See lepe on loodud selleks, et aidata kõigil osapooltel rajada kihilist õhutõrjet, tuginedes Ukraina kogemustele. Moby Dick võiks võimaldada Ukrainal teha midagi sarnast ka meretõrje valdkonnas. Me kujutame ette, et paljud Lähis-Ida riigid, keda varem 2026 aastal Hormuzi väinas kehtestatud blokaad mõjutas, oleksid väga tahtnud, et Moby Dickid oleksid nende vetes patrullinud, et tegeleda Iraani kiirkaatrite ja nende territooriumile saadetud Shahidi droonidega. Euroopa riigid, kes peavad Venemaaga Balti ja Vahemere piirkonnas arvestama, tunnevad suurt huvi võimaluse vastu osta kulutõhus droonilahendus tõsistele mereväe probleemidele. Ukraina teab seda väga hästi. Moby Dickiga pole Ukrainal mitte ainult ideaalne täiendus oma juba tõhusatele Musta mere ja Krimmi strateegiatele. Ukrainal on relvapakett, mis sobib ideaalselt selleks, et sulanduda veelgi sügavamalt nende partnerite kaitsesüsteemidesse, kes valmistuvad oma enda võitluseks Putini Venemaa vastu. Ukraina saadab nüüd, kui tal on Moby võimekus, midagi suurt okupeeritud Krimmi suunas. On hakanud hea tunne tekkima, kui näed, kuidas Venemaa nii haledalt kaotab. 2026 aastal oleme näinud täielikku hoo pöördumist. Muidugi, Venemaa üritab ikka veel suruda, proovib, aga ebaõnnestub. See, mida me praegu näeme, on see, et Venemaa kaotab kiiremini kui kunagi varem. Lausa hämmastavalt, 16 korda kiiremini, kuna suur kevad- ja suvepealetung on peaaegu täielikult seiskunud ning Ukraina jätkab Venemaale kaotuste tekitamist. Putin ei saa endale lubada selle jätkamist kuigi palju kauem. Venemaa on juba murdumispunktis, kuid suur küsimus jääb. Miks ohverdab Putin nii palju sõdureid nii vähese nimel? Sa saad varsti teada. Kõigepealt mõned numbrid. 1. juuli Vene pealetungi kampaania analüüsis avaldas Sõjauuringute Instituut ehk RISV. Venemaa ei suutnud juunikuu pealetungis saavutada ühtegi operatiivselt olulist eesmärki ning suutis vallutada vaid 30,43 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi. Ühelt poolt on see hea uudis Putinile. Venemaa on jälle plussis. See tulemus tuli pärast 2 kuud, mil Venemaa kaotas territooriumi, kuna Ukraina vastupealetung vabastas territooriumi mitmes olulises piirkonnas. Aga teisest küljest on see vaid 30 ruutkilomeetrit. Ja kui võrrelda seda sellega, mida Venemaa saavutas 2025 aasta juunis, on see naeruväärselt väike kogus. Isegi Venemaa aastatagused 481 ruutkilomeetrit vallutatud territooriumi on üsna kurvad. See on praktiliselt mitte midagi võrreldes tolleaegse massiivse pealetungi eest saaduga. Aga see, mida me nägime 2026 aasta juunis, on palju hullem. Tegelikult lausa 16 korda hullem. Just nii palju vähem territooriumi on Venemaal õnnestunud. 2026 aasta juunis vallutada võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Ja see näitab Venemaa ebaõnnestunud pealetungi, mille Ukraina peatas juba enne selle algust. Aga asi läheb veel hullemaks. Palju hullemaks. Ma ütlesin teile, et Venemaa kaotab oma pealetungi hoogu 16 korda kiiremini kui eelmisel aastal. Mida me selle all mõtleme? Vastus peitub julmas kombinatsioonis venivatest viivitustest ja hüppeliselt kasvavatest kaotustest. Sõjauuringute Instituudi andmetel on Venemaa territoriaalne edasiliikumine aeglustunud lausa 16 korda. Aga siin on asja iva. Kuigi nende edasiliikumine on peaaegu peatunud, maksab iga vallutatud kilomeeter neile nüüd 16 korda rohkem verd. 2025 aasta juunis kaotas Venemaa iga vallutatud ruutkilomeetri kohta keskmiselt 68 sõdurit. Aga 2026 aasta juunis, hoolimata vapustavast 39 490 kaotuse arvust, ei suutnud nad peaaegu üldse territooriumi vallutada, mis tähendab, et nüüd kaotavad nad rekordilised 1298 sõdurit iga ruutkilomeetri kohta. Vladimir Putin üritab endiselt vahetada verd maa vastu, kuid Ukraina on sundinud hinna 19 korda kõrgemaks rünnakul, mis edeneb 16 korda aeglasemalt. See on hullumeelsus.
See pole kindlasti jätkusuutlik ja pole nii, et Venemaa oleks ohverdanud kõik need sõdurid, et kuidagi läbimurdeni jõuda. ISW toob välja, et enamik Venemaa edusamme 2026 aastal on seni toimunud Konstantinivkas, mis on võimsa Donetski kindlusvööndi lõunapoolne tugipunkt. Selles linnas saavutatud edusammud moodustasid 77% kõigest, mida Venemaa suutis oma armetu juunikampaania jooksul vallutada. Ja kui arvestada infiltraatoreid, on Venemaal vägesid maa peal 37% linnast. See protsent on palju madalam, kui me jätame infiltraatorid arvestusest välja ja arvestame ainult neid linnaosi, mida Venemaa otseselt kontrollib. Pea meeles, et Venemaa sisenes esmakordselt Konstantinivkasse 2025 aasta oktoobris. Umbes 3 aastat kestnud võitlus on andnud umbes kolmandiku linnast, kui me oleme helded hinnanguga. Aga see kõik tähendab, et Venemaa on sisuliselt ummikseisus kindlusvööndi lõunatipus ning selle positsiooni saavutamiseks on makstud tohutut verehinda. Putin on raevunud. Ta oli seadnud kogu kindlusvööndi kokkuvarisemiseks tähtajaks 2026 aasta septembri. Kuid tema sõdurid rabelevad endiselt ühes 4 linnast, mis seda vööndit moodustavad, ja nad edenevad seal vaevu. Putin arvab, et tal on sellele kõigele lahendus. See septembri tähtaeg, nihutame selle 31. detsembrile. See on kindlasti piisav, eks ole, Putin. Mõned lisakuud armeele, mis edeneb nii aeglaselt, et isegi laiskloom tunneks piinlikkust, peaksid kuidagi kiirendama edenemist nii palju, et armee suudaks järgmise 6 kuu jooksul kogu kindlusvööndi kokku kukutada. Selle kohta on ainult üks sõna. Rumal. See on siiski alles 15. Donetski tähtaja edasilükkamine. Jeesus Kristus, Putin, sa seadsid 5 neist tähtaegadest 2022 aastal, 2023 aastal, 2024 aastal ja veel 3 2025 aastal. Nüüd oled sa lisanud veel 3, 2026, aastaks pärast seda, kui ütlesid 31. märts ja 1. september. Igaüks teine oleks vaadanud seda läbikukkumiste määra ja näinud, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, on Donetsk kõva pähkel ja Putini tähtajad ei tähenda absoluutselt mitte midagi. Mis puudutab Ukrainat, siis iga Vene läbikukkumine, mida me näeme, võimendub veelgi Ukraina löögikampaaniaga, mis lisab Moskva kannatusi. See kampaania, mille käigus Ukraina on kiirendanud süvalööke Vene territooriumile ja lisanud oma arsenali keskmaa löögid. 2026 aastal teeb tohutut kahju masinavärgile, mis toetab Venemaa edasitungi katseid. Jällegi, juunikuu numbrid on tohutud. Ukraina teostas juunis 303 keskmaa lööki Vene sihtmärkide pihta, mis on 93 võrra rohkem kui mais kokku. Venemaa kaotas kuu jooksul 12 867 kütuseveokit ja kütusepaaki, mis on 4 korda rohkem, kui ta kaotas 2025 aasta juunis. Lisaks 2053 suurtükisüsteemi võrreldes 1243-ga 2025 aasta juunis. Kogu okupeeritud aladel on Vene logistika häiritud, mis kurnab eesliini vägesid, kes üritavad, kuid ei suuda saavutada olulisi edusamme. Venemaal endal tabas Ukraina juunis naftataristut ja sõjalisi sihtmärke kokku 41 erinevas Venemaa Föderatsiooni piirkonnas, sealhulgas Moskvas. Paljudes neist piirkondadest on nüüd kütusepuudus, samuti Krimmis, mida eraldatakse Venemaa mandriosast ja okupeeritud Ukrainast jõhkra kampaaniaga, mille eesmärk on okupandid ebaseaduslikult annekteeritud poolsaarelt igaveseks välja tõrjuda. Selline näeb 2026 aasta tegelikult välja, Vladimir Putini ja tema sissetungi jaoks Ukrainasse. Kahetsusväärselt aeglane edasiliikumine Ukrainas ja riik, mis põleb. Sest Ukraina on arendanud võimekuse, mida Vladimir Putin ülbel kombel arvas, et neil kunagi ei ole. Ainus tee põhjast on ju ülespooleks. Vladimir Putin, nagu sa arvaksid, et oled juba põhjas. Jah, kuidagi läheb Venemaa jaoks veelgi hullemaks, kui see juba seni jagatu põhjal paistab. 1. juuli raportis teatas strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS, et Putini sõjakulud Ukraina vastu nii tööjõu kui ka raha osas kasvavad kontrollimatult. Ja kõik see toimub ajal, mil Venemaa pealetung on taandunud nii aeglaseks, et see on nüüd üks aeglasemaid kogu viimase sajandi sõja ajaloos. CSIS väidab, et Venemaa on kandnud hinnanguliselt 1,4 miljonit kaotust kampaanias, millega on seni vallutatud vaid umbes 20% Ukraina territooriumist. Enamik neist edusammudest saavutati sõja esimestel kuudel ning see 20% hõlmab ka Krimmi, mille Venemaa annekteeris 2014 aastal. 1,4 miljonist kaotusest hinnatakse kuni 450 000 olevat seda, mida CSIS nimetab pöördumatuteks kaotusteks, mis tähendab, et nad on lahingus hukkunud. Paljud haavatutest ei suuda kunagi lahingusse naasta, vähemalt mitte mingilgi olulisel määral. CSIS-i sõnul on sellised arvud kaasaegse sõja ajaloos pretsedenditu. Kohe selgitame, miks see nii on, aga enne seda väike meeldetuletus. Te vaatate sõjasaadet. Sellist sisu on meil veel palju.
Nii et kui saate meie kanalilt väärtuslikku teavet, ärge unustage tellida. Seega tegi CSIS võrdlusi Venemaa Ukraina sissetungi ja teiste kaasaegsete sõjaliste ettevõtmiste tulemuste vahel. Tulemused ei olnud need, mida Putin kuulda tahaks. Venemaa kaotuste määr Ukrainas tähendab, et nad on kandnud 4 korda rohkem kaotusi kui USA sõjavägi kõigis sõdades, mida nad on pidanud pärast teist maailmasõda. See hõlmab ka Korea ja Vietnami veriseid konflikte, mis mõlemad nõudsid USA-lt suuri ohvreid ning viimase puhul ei suudetud saavutada Ameerika eesmärke. Venemaa Ukrainas saab 4 korda rohkem kaotusi, kui USA on saanud enam kui 80 aasta jooksul peetud sõdades. Mis tõeliselt Vladimir Putinit salvab, on see, et mees, kes nii meeleheitlikult tahab Venemaad tagasi viia, tema arvates Nõukogude Liidu hiilgeaegadesse, saaks täieliku läbikukkumise eest häbistatud just nende juhtide poolt, keda ta soovib jäljendada. Venemaa kaotused Ukrainas on 9 korda suuremad kui Nõukogude Liidu ja Venemaa ühised kaotused pärast teist maailmasõda. Kordan veel kord, 9 korda suuremad. Kui Putin tahab, et tema pärandiks oleks Venemaa tagasiviimine Nõukogude Liidu aega või mõnda teise väidetavalt hiilgavasse perioodi Venemaa ajaloos, siis ta ebaõnnestub. Ja Venemaa jaoks ei lähe asjad lihtsalt paremaks. United24 meedia teatel kaotab Venemaa 2026 aastal 630 000 kuni 34 000 sõdurit. Kui lisada siia ka juunikuu andmed, siis saab Venemaa jaoks kaotuste arvuks juba peaaegu 40 000, mis on nende jaoks liiga suur. Neid kaotusi ei korvata uute lepinguliste sõduritega. Venemaa värbab vabatahtlike kiirusega. 27 000 inimest kuus, mis tähendab, et Ukraina vähendab iga mööduva kuuga Venemaa elavjõu ülekaalu. Mõnes rindelõigus kaotab Venemaa nüüd 8 sõdurit iga Ukraina 1 sõduri kohta, lisab CSIS. Ja edenemistempo võtmealadel rindel on väga aeglane. Konstantinivkas, mida te ehk varasemast mäletate, liigub Venemaa edasi kiirusega 50 meetrit päevas. Mitte kilomeetrit, vaid meetrit. Enamik inimesi suudaks selle vahemaa läbida 10 sekundiga või isegi kiiremini. Pokrovski piirkonnas liigub Venemaa edasi kiirusega 70 meetrit päevas ning nende parim tulemus on Slovjanski sektoris, kus edenetakse 90 meetrit päevas. Me pole selliseid numbreid näinud alates Sommi lahingust esimeses maailmasõjas. Ja see ei ole miski, mille üle Putin peaks uhkust tundma. Ukraina droonide eelis hakkab siin tõesti vilja kandma. CSIS ütleb, et Ukraina tehisintellektil põhinevate ja autonoomsete süsteemide kasutamine mängib suurt rolli nende Venemaa läbikukkumiste juures, mida me praegu lahinguväljal kõikjal näeme. See on eriti suur põhjus, miks me näeme seda 8-1 kaotuste suhet, mida mainitakse. Putin üritab endiselt oma sõdureid edasi suruda, samal ajal kui Ukraina täiustab tehisintellekti droonide ja autonoomsete relvade kasutamist, mis võimaldavad neil hoida oma sõdureid rindest eemal, kuid samas tekitada vaenlasele suuri kaotusi. Venemaa üritab vastata oma enda tehisintellekti arendamisega. 3. juuli Pravda raporti kohaselt on Venemaa alustanud tehisintellektiga varustatud droonide massilist kasutusele võttu Zaporižjas, mis on ilmselge murekoht, isegi kui see toimub mitu kuud pärast seda, kui Ukraina on kogunud tohutu varu tehisintellekti droone Venemaa ründamiseks. Aga tundub, et Venemaa jaoks on sellest liiga vähe ja liiga hilja. Ukraina droonide ülekaal aina kasvab. Rindel on Ukrainal FPV droonide osas 1,5-kordne arvuline ülekaal Venemaa ees. Ukraina suudab samuti Venemaaga droonide arvu poolest sammu pidada ja ületab sageli Venemaa numbreid oma kaugmaa rünnakutega. Ja samal ajal, kui Venemaa püüab tehisintellekti ja droonidega hakkama saada, arendab Ukraina droone, mida saab praktiliselt kõikjalt välja lasta. Me näeme seda Sea-Baby puhul. Meredroon, mida kunagi kasutati ja kasutatakse siiani kamikaze rünnakuteks Vene laevade vastu, on samuti muudetud FPV droonide stardiplatvormiks, millega saab rünnata sihtmärke Mustal merel ja Krimmis. Kõik see maksab Venemaale nii palju, et see ei ole lihtsalt jätkusuutlik. Me näeme seda juba värbamiste arvudes. Kui keskmiselt liitus 27 000 vabatahtlikku, siis pärast Venemaa katastroofilist juunit on neil üle 12 000 inimese puudu. Aga me näeme seda ka rahaliselt. Venemaa lähenemine, millega nad on püüdnud Ukrainat kurnata, on nüüd lagunenud, sest kuni 90% lahinguhälja kaotustest põhjustavad droonid. Nüüd, nagu The Independent teatab, on Venemaa teel vähemalt $28 miljardit suuruse eelarve ületamiseni oma prognoositavast aastasest eelarvest, kuna sõjakulud kasvavad tohutute kaotuste tõttu kiiresti. Venemaa sõjakulutused jõudsid 2026 aasta esimeses kvartalis uue rekordtasemeni, kui sissetungi peale kulutati $83,5 miljardit, mis moodustab umbes poole Venemaa kogu eelarvest. Juba.
2025 aasta aprillis väitis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Venemaa on sõja peale kulutanud $1 triljon. Kui sellele summale lisada veidi enam kui aasta jagu kulutusi, on Venemaa tõenäoliselt lähemal $1,5 triljonile kui $1 triljonile, lähtudes nendest kvartali andmetest. Venemaa kaotab rängalt. Kuigi Putini vägedel on õnnestunud juunis olukorda veidi enda kasuks pöörata ja saavutada väikseid edusamme, tulevad need edusammud aeglasemad kui kunagi varem ja liiga suure hinnaga. Ja see toob meid tagasi küsimuse juurde, mille me video alguses esitasime. Miks ohverdab Putin nii palju oma sõdureid nii vähese eest? Osa vastusest seisneb selles, et see, mida me Ukrainas näeme, on traditsiooniline Vene sõjapidamise viis. Ehkki see on selle moonutatud versioon, mis hõlmab pidevat ohverdamist, kuid ei too sellist kasu, nagu Putin oleks oodanud. Emaad sünnitavad rohkem poegi. Nii kirjeldab Geneva Solutions Venemaa lähenemist sõjale. Ja see on õige. Sajandeid on Venemaa pidanud sõda, saates lihtsalt sõduri järel lahingusse, teades, et inimjõu ülekaal, mille nad lahinguväljale toovad, on lõpuks piisav, et vaenlane üle jõu käia. Peaaegu kõik suured Vene võidud on seotud sadade tuhandete, kui mitte miljonite ohvritega, kuna selliste eneseohverduse kultuuri ühise hüve nimel kasutavad ära juhid nagu Putin. Venemaa suur probleem Ukrainas on see, et nad ei pea enam sõda, kus liha jahvatamisse saatmine seni, kuni masin kinni jookseb, enam ei toimi. Droonid on seda kõike muutnud, eriti nüüd, kui Ukrainal on autonoomsed droonid, mis võimaldavad neil oma sõdureid kaitsta, samal ajal kui nad põhjustavad Venemaale suuri kaotusi. Siiski on Putin järeleandmatu. Nõukogude mõttelaadiga mees, kes ei sobi 21. sajandisse, usub endiselt, et traditsiooniline Vene tegutsemisviis toob talle soovitud tulemused. See on osa põhjusest, miks Putin ei lõpeta oma hukule määratud sissetungi. Kuid selle fatalistliku traditsionalismi taga peitub palju suurem põhjus. Putin ei saa endale lihtsalt lubada Ukrainas kaotamist. Seega võitleb ta edasi, kuni ta kas võidab või teda enam pole. Et mõista, miks tundub, et Putin on mõistuse kaotanud ja on valmis ohverdama kogu Venemaa, et saada Ukraina enda kontrolli alla, peame vaatama, kuidas Venemaa juht oma suurt vaenlast näeb. Putin on meeleheitel, et kindlustada oma pärand, pannes vähemalt aluse uuele Vene impeeriumile. Ideaalis saavutatakse see impeerium veel tema eluajal. Ukraina pidi olema selle kõige alguspunkt. Üks Putini väänatud õigustusi oma Ukraina sissetungidele on see, et Ukraina on osa Venemaa endisest impeeriumist, mis ulatub tagasi tsaaride nagu Peeter Suur ja Katariina Suur ajastusse. Sõnadel suur on Putini jaoks kenaküla ja tema rikutud väikeses peas on midagi, mis paneb teda uskuma, et ta võib selle hüüdnime välja teenida, kui tal õnnestub Ukraina allutada. Oma essees venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest esitas Putin selle väites, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas, mitte kaks eraldi rahvust, kellel on erinevad kultuurid ja ajalugu. Putin eksib paljude ajalooliste asjade suhtes, aga see ei loe. Ta tõesti usub, et teeb õiget asja nii Venemaa kui ka oma pärandi jaoks, ja see teeb Putinist väga ohtliku mehe. Nii ohtlik, et ta saadab jätkuvalt sõdureid Ukrainasse, kuni neid enam alles ei ole. Putini meelest on Venemaa jaoks tegemist kas võidu või täieliku läbikukkumisega. Kuid isegi nende niinimetatud ajalooliste õigustuste taga mõistab Putin, et tema enda jaoks on Ukrainas samuti tegemist kas võidu või täieliku läbikukkumisega. Putin on lõksus. Ta hakkab mõistma, et Venemaa ei suuda Ukrainas võita, vähemalt mitte tema eluajal. Aga ta teab ka seda, et ta peab end asetama olukorda, kus ta ei saa endale lubada kaotust. Aastakümneid on Putin teinud suurepärast tööd, kaitstes end režiimi muutuse eest. Olgu selleks siis Venemaa oligarhide kontrolli alla võtmine või infoliikumise piiramine riigis nii, et Kremli propaganda valitseb kõike. Kuid nüüd kaotab ta kontrolli. Üle 4 aasta kestnud võitlus ei ole toonud seda, mida Putin lubas, ning Ukraina näib ainult tugevamaks muutuvat. Kui moskvaalased vaatavad, kuidas Ukraina droonid nende kohal lendavad, ei suuda isegi kõige tugevam propaganda varjata tõsiasja, et Putin on toonud sõja oma enda territooriumile. Ainus väljapääs Putinile on nüüd võita Ukrainas. Aga taganemine avab ukse eriarvamustele. See tekitab küsimusi, viha ja annab võimalusi neile, kes varjus passivad, noad teritavad ja ootavad oma võimalust Putin kukutada ning võim enda kätte haarata. Putin on muutunud meeleheitlikuks ja see teeb ta ohtlikuks nii oma rahvale kui ka Ukrainale ja ülejäänud Euroopale. 3. juulil teatas Telegraph, et USA eksperdid on hoiatanud Poolat, et Venemaa plaanib Poola territooriumil tõsist eskalatsiooni. Taktikaliselt võiks see olla mõistlik, kui Venemaa poleks Ukrainas nii palju oma sõjalist jõudu ära kulutanud. Euroopast on saanud Ukraina tagala selles mõttes, et just läbi Euroopa liiguvad lääne relvad ning tänu Ukraina partnerlustele toodetakse nüüd paljusid relvi, mille Ukraina ise välja töötas.
Poola, mis piirneb Ukrainaga, on ilmselge valik kõigi nende relvade läbipääsuks, mis seletabki Putini huvi eskalatsiooni vastu. Aga see ei ole tegelikult mingi taktikaline meistritöö. Poola on NATO liige. Putin teab, et iga eskalatsioon selle territooriumil, mis läheneb otsesele rünnakule, viib artikkel 5 käivitamiseni. Venemaa kaotab sõda ja selle rahval on sellest küllalt. See on karm reaalsus, millega Vladimir Putin peab silmitsi seisma. Ja ometi üritab ta ikka veel pead liiva alla peita. 20 000 rünnakut hiljem ja ta ei saa ikka veel sõnumist aru. See, mida ta lubas, et kunagi ei juhtu, on nüüd käes. Moskva on muutunud rindeliiniks, kuna Ukraina pommitab Venemaa tähtsaimat linna rünnakutega. Üle kogu Venemaa lenduvad Ukraina droonid ja tabavad oma sihtmärke. Ütleme veel kord, 20 000 rünnakut. Aga asi pole ainult selles, sest Putin juhib pseudoimpeeriumi, mis on juba surnud ja maetud. Ta lihtsalt ei tea seda. Putin sai veel kord tunda Ukraina droonid ülekaalu Venemaa ees 30. juunil ja 1. juuli varahommikul. Ja taas ei osanud tema ega tema käsilased seda ette näha. Need olid just alustanud oma enda õhurünnakut Ukraina vastu, millel olid traagiliselt etteaimatavad tagajärjed. Nagu tavaliselt sihtis Venemaa tsiviilisikuid. Vene droon paiskus Zaporižžjast tsiviilbussi pihta, vigastades selle käigus 7 inimest. CNN teatab, et teised rünnakud oblastis tapsid 1 inimese ja vigastasid veel 5. See on Venemaa õhukampaania terroristlik olemus. See on ka märk Putini meeleheitest. Venemaa üritab tabada kõike, mida suudab, lihtsalt selleks, et näidata mingitki võimu, kuid Ukraina vastab iga kord. Ja just seda Ukraina tegigi, et kätte maksta Zaporižžjas kaotatute eest. Ukraina lasi Venemaa pihta välja umbes 250 drooni rohkem, kui Venemaa oli nende pihta välja saatnud, saates kokku 419 drooni, millest 60 suundusid otse Venemaa pealinna Moskvasse. Kosmose sidekeskust avati teist korda mõne nädala jooksul. Moskva andis oma korrakaitsjatele korralduse peitu minna, mitte aidata, kui Ukraina droonid taas Venemaa taeva pimedaks muutsid. Iga kord, kui Putin näitab oma meeleheidet, vastab Ukraina surve suurendamisega, näidates Venemaa juhile, et mida iganes tema suudab teha, suudab Ukraina nüüd teha palju suuremalt ja paremini. Õhus pole jõud enam võrdsed, Ukrainal on nüüd ülekaal. Kuid need üksikud juhtumid ei räägi meile kogu lugu. Selleks peame vaatama laiemat pilti. Numbrid räägivad enda eest. Alates 2025. aastast on Ukraina sooritanud Venemaa vastu 20 000 lööki, millest igaühel on 2 eesmärki. Esimene. Hävitada Vene sihtmärk. See võib olla naftatöötlemistehas, terminal, tootmistehas või mõni muu näide sihtmärkidest, mis hoiavad Vene sõjamasinad töös. Ja teine, tuua sõda otse Vene rahva juurde tagasi. Ukraina droonid tuletavad neile inimestele pidevalt meelde, et nende juhi alustatud sissetung, mis pidi kestma vaid mõne päeva, on muutunud võitluseks, millest Venemaa on kaugel võidust. Hoog on muutunud. 2026 aastal on Ukraina see, kes läheb juhtima. Numbrid rindelt pole sugugi paremad. Iga ühe Ukraina kaotatud sõduri kohta kaotab Venemaa 8 sõdurit. See pole jätkusuutlik. Ja venelaste jaoks kodumaal, keda Putin on nii kaua püüdnud tema enda alustatud sõjast eemal hoida, muutub see iga päevaga üha märgatavamaks. Tuhanded ja tuhanded suunduvad Ukrainasse, kus nad enam kunagi tagasi ei tule. Iga kord, kui Putin või tema käsilased püüavad end õhurünnaku eest kiita, tuletab Ukraina meelde, et nemad suudavad palju enamat. Pered kogu Venemaal on laastatud. Arva on selle põhjuseks sõjalisi sihtmärke tabavad droonid, kuid liiga sageli teeb seda Putin ise, kui tema lõputu sõjajanu kisub isad, pojad ja abikaasad nende lähedaste juurest ära. See on reaalsus, mille Putin on loonud miljonitele inimestele üle kogu Venemaa, kes tunnevad nüüd sõda nii, nagu nad pole seda kunagi varem tundnud. See reaalsus on karm. Venemaa kaotab. Me näeme tõendeid üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Eterburis, mis on Putini kodulinn ja üks Vene krooni pärlitest, kui rääkida staatuslikest linnadest, mida peaks hästi kaitsma, näeme, kuidas Ukraina droonid tabavad sihtmärke. Okupeeritud Krimmis, mis on Venemaa väidetava üleoleku pikaajaline sümbol Ukraina üle, suletakse koole ja bensiinijaamad jäävad ilma oma ainsast tootest. Kõik see on tingitud Ukraina meistrilikust isoleerimiskampaaniast. Võimud hoiatavad Vene tsiviilisikuid, et nad püsiksid siseruumides ning õhuhäiresireenide heli on muutumas igapäevaelu osaks kogu Venemaal. Mitte midagi sellest ei pidanud juhtuma. Sõda pidi jääma Ukraina piiridesse ning ainsad rünnakud Venemaa territooriumile pidid olema võimalikud vaid lääne relvade abil ja sedagi ainult piirialadel.
aga Ukraina on pööranud Putini kogu sõja pea peale ning teinud seda, luues omaenda relvi, mis suudavad nüüd lennata sadu ja mõnikord tuhandeid kilomeetreid, et rünnata sügaval Venemaa südamet. Kusagil pole see karm reaalsus rohkem tunda kui Moskvas. Ukraina kättemaksurünnak Zaporižžja eest pole kaugeltki ainus kord, kui Ukraina on viimase aja jooksul rünnanud Venemaa pealinna. Moskva muutub nüüd sama suureks sõjatsooniks kui Kiiev ja Putini rahvas paneb seda tähele. Juuni keskel toimunud droonirünnak linna suurima naftarafineerimistehase vastu oli osa massiivsest rünnakust, milles kasutati umbes 1000 drooni ja 4 Ukraina tiibraketti. Nii väitis Venemaa kaitseministeerium, et nad olid need tõrjunud, kusjuures 200 neist droonidest saadeti Moskva pihta. Kuid põlev rafineerimistehas ja sellele järgnenud must vihm, kui suits täitis taeva, räägivad hoopis teistsugust lugu. Ukraina droonid tabavad Venemaad nüüd otse koduõuel. Need sunnivad lennu tühistamisi ja neid nähakse Moskva tänavatel, kui nad sumisevad oma sihtmärkide poole. Seda ei saa enam varjata. Ukraina droonirünnakute ulatus on pretsedenditu ja need on purustanud selle võitmatu Venemaa narratiivi, mida Putin on püüdnud luua. Moskva on muutunud uueks rindeks. Putin loomulikult püüab kõigele sellele vaprat nägu teha. Tema kuvand endast kui järeleandmatust juhist, kes teeb alati Venemaa jaoks parimat, oli parimal juhul habras ning seda toetasid politseiriik ja laialdane tsensuur. See kuvand pannakse nüüd proovile nagu kunagi varem ning see murdub Ukraina väsimatu kaugmaa droonirünnakute surve all. Just see sama kuvand teeb Putini jaoks võimatuks alla anda, isegi kui ta teab, et peaks seda tegema. Ning tema olukorda ei tee lihtsamaks ka kindralid, kes kinnitavad talle, et sõdurid saavutavad tema eesmärgid, kuigi nad surevad massiliselt, kui põrkuvad Ukraina kaitseliinide vastu. Moskvas üritab Putin nii eliiti kui ka moskvalasi veenda, et see, mida me praegu näeme, on vaid ajutine tagasilöök, kuid see ei saa nii olla. 20 000 rünnakut üle kogu Venemaa alates aastast 2025 on juba iseenesest piisavalt halb. Nüüd, kui nii paljud neist rünnakutest mõjutavad Venemaa pealinna, on tõendid Putini läbikukkumise kohta vaieldamatud. Kindlasti üritab Putin tugevdada kaitset. 23. juunil teatas Ukraina uus hääl, et Venemaa tugevdas Moskva õhukaitset, viies üksusi ära rindelt, kus neid oleks veelgi rohkem vaja. See pakub vähelohutust rindel olevate sõdurite peredele, kelle lähedased muudetakse veelgi haavatavamaks, et Putin saaks toetada omaenda loodud kuvandit Venemaa kaitserollis. Aga isegi sellest ei piisa. Üks pantsirisüsteemidest, mille Venemaa tõi rindelt Moskva naftatöötamistehasesse, mis alles toibus Ukraina juunikuu keskpaiga rünnakust, oli varustatud vaid 2 raketiga 6, mis seal pidanuks olema. Venemaa õhutõrjel hakkab laskemoon otsa saama. Mida ootab Putin, et Moskva elanikud teeksid? Võtke pantsiirid ja visake need droonide pihta. Selle sammu mõttetust näitas selgelt Ukraina 1. juuli kättemaksurünnak. Kas sa mäletad seda kosmosesidekeskust, millest me sulle rääkisime? See sama, mida oli juba varem tabatud. Just sellise sihtmärgi ümber peaks Venemaa oma õhutõrjet tugevdama, kuid Ukraina suutis seda uuesti tabada. Droonid lendasid üle 500 kilomeetri, et jõuda Dubna satelliitsidekeskusesse ja Venemaa kaitse ei suutnud neid taas peatada. Zelenski lisas hiljem, et Ukraina droonid olid tabanud 4 sarnast keskust Moskvas ja Vladimiri oblastis. Isegi Putin on olnud sunnitud tunnistama Ukraina edu, öeldes vaid mõned päevad enne Ukraina viimast rünnakut. Mis puudutab lööke kriitilise taristu vastu, üldiselt eriti energiatööstuse taristu vastu, siis loomulikult tekitavad need rünnakud meie taristurajatistele probleeme. See on ilmne. See on olnud ilmne alates 2025. aastast. Putini jaoks kulus lihtsalt 20 000 rünnakut, et lõpuks tunnistada probleemi, mida poleks pidanud kunagi olema. Venemaa kaotab praegu ja Vene rahvas teab seda. Nad näevad iga päev Ukraina droone oma territooriumile lendamas. Nad tunnevad majanduse raskuste ja kõrge inflatsiooni mõju, mis on viinud elukalliduse astronoomilise tõusuni. Kütus hakkab otsa saama. Suurbritannia luureteatel on vähemalt 500 000 venelast surnud ning sõjas langenud. Haavatute ja allaannute arvestamisel ulatub sõdurite kogukaotus üle 1,4 miljoni. On isegi teateid, et Vene sõdurite eluiga mõnes rindelõigus on vaid 20 minutit, mis näitab droonidest kubisevate tapatsoonte halastamatut tõhusust piirkondades, mille kohta Putini kindralid üritavad talle endiselt väita, et need langevad paratamatult. Võib-olla langevad need tõesti ajapikku, kuid Venemaa nahka sööbinud armid lähevad aina sügavamaks. Ja paljude jaoks Venemaal on nüüd küllat. Nad tahavad, et sõda lõppeks ja nad on üha enam valmis ütlema presidendile, kes on neid nii kaua hirmu all hoidnud, et sõda on läbi. Venemaa on kaotanud, lepi sellega. See võiks tõesti kõik Putini jaoks muuta. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis tellige ja vajutage teavituste kellukest, et meie videoid edasi näha. Sõjavastased hääled Venemaal muutuvad üha valjemaks ja nad ütlevad Putinile sama asja.
tõmba meid välja. 1. juuli raportis avaldas Kyiv Post, et Ukraina suurim rünnak Moskva vastu on põhjustanud kogu Venemaal järsu sõjavastaste meeleolude tõusu. Väljaanne tsiteerib valitsusvälise organisatsiooni Join Ukraine uuringut, mis on analüüsinud sotsiaalmeedia arutelusid pärast Ukraina rünnakuid. Pärast 41 883 postituse läbivaatamist, mis kogusid kokku 594 miljonit vaatamist Telegrammis ja teistes sotsiaalmeediakanalites, see uuring jõudis järeldusele, et sõjavastased meeleolud kogu Venemaal on kasvanud lausa 235% võrra. 18. juuni rünnak Moskva naftarafineerimistehasele näib olevat saanud pöördepunktiks ning hiljutisem kättemaksurünnak Moskva vastu tõenäoliselt põhjustab veel ühe tõusu. Siin näeme, et informatsiooni agenda, millele Putin on nii kaua tuginenud, on muutumas ja see ei ole tema kasuks. Lisaks 235% tõusule sõjavastastes postitustes näitas uuring ka seda, et kriitika Venemaa võimude ja nende Ukraina rünnakutega toimetuleku suhtes kasvab. Venemaa õhutõrje tõhususe suhtes kasvavad kahtlused, mis ei tohiks olla üllatus, arvestades Ukraina droonide selget mõju. Uuringu kohaselt süüdistatakse Putini valitsust oma kodanike kaitsmata jätmises. Julia Jelenitš organisatsioonist Join Ukraine võtab selle täiuslikult kokku. Kuni võitlus jääb kaugele, on seda lihtsam ignoreerida või vaadata läbi propagandaprisma. Aga kui droonid jõuavad Moskvasse või teistesse suurtesse linnadesse, hakkavad venelased mõtlema oma enda turvalisusele, võime kahtluse alla seadma, hindama kriitiliselt ametlikke avaldusi ja nõudma sõja lõpetamist, teatab Jelenitš. See on Putini jaoks vastuvõetamatu. See on seni kõige selgem tõend, et tema staatus Venemaa suure kaitsjana seatakse kahtluse alla. Isegi selle politseiriigi juures, mille ta on loonud, ja kõigi sotsiaalmeedia ning interneti karmide piirangute juures Venemaal, jõuab rahulolematus ikkagi läbi ja see kasvab. Ja see pole veel kõik. Lisaks sotsiaalmeedia aruteludele on veel märke, et Putini inimesed tahavad, et ta lõpuks tunnistaks, et sissetung sellisel kujul, nagu tema seda ette kujutas, on läbi kukkunud. 19. juuni raportis avaldas Pravda, et projekt nimega Faraday Daily, mille lõi Vene ajakirjanik Farida Rustamova, oli saanud ligipääsu allikale Venemaa Ühtse Venemaa parteis, mida juhib Putin. See allikas avaldas, et partei korraldatud fookusgrupid on üha enam näidanud, et Vene inimesed on valmis leppima Ukraina sõja lõpuga, mis ei tähenda võitu. 60% on öelnud, et nad on sõjast väsinud ja see väsimus kasvab veelgi, kui üha rohkem Ukraina droone jõuab Moskvasse. Mõni päev hiljem, 1. juulil, avaldas TVP World, et Kiievis asuva Venemaa konfliktoloogia ja analüüsi instituudi läbiviidud uuring näitas, et 1600 küsitletud venelastest 81% avaldas toetust Ukraina sõja lõpetamisele juba homme. Need, kes pooldasid Venemaale täielikku võitu, moodustasid vaid 9%, mis on selle konkreetse uuringu seni madalaim näitaja. Rahu on keskmise venelase huulil. Ja Putin ei saa isegi oma enda heakskiidu reitinguid vaadata, et olla kindel, et ta teeb seda, mida keskmine venelane soovib. Need reitingud kukuvad. 30. juuni Newsweeki raporti kohaselt leidis Kremli toetatud avaliku arvamuse fond, et 69% 1500 küsitletust ütlesid, et nad usaldavad Putinit. See võib tunduda kõrge. Paljud läänepoliitikud annaksid kõik, et sellised usaldusnumbreid saada. Kuid siin on paar asja, mida arvestada. Esiteks on see Putini madalaim usaldustase alates tema sissetungi algusest. Ja teiseks, see küsitlus pärineb Kremli toetatud allikast, mis tähendab, et numbreid on tõenäoliselt võltsitud ja küsitletud inimesed on endiselt ettevaatlikud, kartes salapolitsei uksekoputust, kui nad avaldavad Putini suhtes liiga palju rahulolematust. Ja siiski, isegi nende tegurite juures ütleb nüüd peaaegu kolmandik venelastest avalikult, et nad ei usalda Putinit põrmugi. Sõnum saadetakse valjult ja selgelt, ikka ja jälle. Venelased on tüdinenud 20 000 rünnakust. Nad on tüdinenud sellest, et Moskva on muudetud sihtmärgiks ja üha enam tüdinenud sellest, et Putin käitub endiselt nii, nagu tema impeerium tuleks lõpuni viia. 4,5 aastat ning üle 1,4 miljoni ohvri hiljem. Võib-olla arvate, et Putin on lõpuks valmis kuulama. Lõppude lõpuks hakkab ta kogu seda rahutust tunnistama. Aga kui sa nii arvad, siis sa ei tunne Putinit. Selline selge tõend tema enda kaotusest ja viha tema enda rahva seas ei pane Putinit peatuma. See paneb teda lihtsalt tegema seda, mida ta on alati teinud, ennast kaitsma. Putin on nii häiritud sellest, mida ta näeb oma rahva meeleolude selge muutusena koos Ukraina kasvava ülekaaluga õhusõjas, et ta ümbritseb end veelgi rohkemate inimestega, kes suudavad teda kõige selle eest isoleerida. 2. juulil vaid päev pärast seda, kui Ukraina saatis taas droonid Moskvasse, teatas ajaleht Kyiv Post, et Putin andis välja uue määruse, mis laiendab Venemaa föderaalse kaitseteenistuse ehk FSO keskset juhtimist.
Niile, kes ei tea, FSO on jõmmide kogu, kelle ülesandeks on kaitsta Putinit ohtude eest. See on juba 4. selline laiendus, mida oleme näinud alates Ukrainasse tungimise algusest. Enne 2022 aastat polnud FSO laienenud alates 2010. aastast. See on juba iseenesest üsna halb idee. Putin on juba andnud FSO-le nii palju võimu, et see kontrollib kogu Venemaa riiklikku sidet ja vastutab kõigi töötajate taustakontrolli eest, kes kunagi Putiniga kokku puutuvad. Venemaa juht ohverdab võimu, mida võiks tema vastu pöörata, kui tema paranoia kasvab. Kuid tegelik probleem ongi see paranoia. See viimane laienemine näitab meile, et Putin teab, et ta on tõsises ohus. Ta kardab mitte ainult Ukrainat ja tema droone, vaid kõiki. Ta näeb, kuidas avalikkuse arvamus tema suhtes langeb. FSO jälgib seda samuti. Ja nüüd teeb ta kõik, mis võimalik, et oma nahka päästa, kuna kaotab kontrolli nii oma sõja kui ka rahva üle. Nii kaotab Putin selle sõja. Moskvasse lendavad droonid on haiguse sümptom, mis levib iga päevaga üha sügavamale Venemaale. Kui asjad läheksid hästi, ei peaks Putin FSO volitusi laiendama. Tal ei oleks vaja muretseda arvamusküsitluste pärast, sest tema rahvas kardaks teda endiselt piisavalt, et mängida kaasa suure kaitseprotektoraadiga. Aga veerandsajandi pikkune bluff on kokku varisenud. Putin liigub allakäigu poole ja ta näeb seda isegi ette. Nüüd püüab Putin saada enda ja üha vihasema rahva vahele võimalikult palju inimesi, samal ajal kui tema legitiimsus, selline nagu see oli, mureneb tema jalge alt. Ja nii jõuamegi tagasi 20 000 rünnaku juurde alates 2025. aastast ja droonide juurde, mis just lendasid üle Moskva. Üksi need rünnakud ei võida Ukraina sõda, kuid need on osa millestki palju suuremast. Need rünnakud on katalüsaatoriks rahulolematusele, mida me täna Venemaal näeme. Moskva on muudetud sõjatsooniks ja see on kõigile Venemaal selgelt näha. Inimesed, kes elavad Ukrainast 100 kilomeetrite kaugusel, kardavad nüüd oma turvalisuse pärast ning üha enam süüdistavad nad selles olukorras Putinit. Süsteem, mille Putin on enda ümber üles ehitanud, näib olevat vähem stabiilne kui kunagi varem. Eliit ei ole nii lojaalne, kui Putin seda vajaks. Putin ei saa enam viidata toimivale majandusele ega sellele stabiilsusele, mis kaasneb eriarvamuste puudumisega. Kõik hakkab kaduma. Venemaa juht on kaotanud oma kontrolli. Kuid Putini jaoks on tõeline läbikukkumine ja see, mis lõpuks viib tema kaotuseni sõjas, mille ta ise alustas, see, et ta keeldub järele andmast. See ongi see, mida FSO laiendamine tegelikult tähendab. Vaatamata kogu survel Ukrainalt ja oma enda rahvalt on endiselt äärmiselt ebatõenäoline, et Putin tuleb läbirääkimiste laua taha ja leppida rahuga, mis ei anna talle kõike, mida ta tahab. Putin on jonnakas mees. Liiga jonnakas. Isegi kui ta näeb, kuidas Ukraina kaugele ulatuvad sanktsioonid mõjuvad ja vaatab, kuidas Ukraina kaugründe rindel Venemaast ette läheb, jääb ta oma teele kindlaks. Putin jätkab lubaduste andmist, mida ta täita ei suuda. 20 000 löögist saab 30 000, 40 000 ja siis veel palju rohkem. Ja samal ajal püüab ta eirata lihtsat fakti. Venemaa kaotab praegu. Kuna Ukraina ei näita mingeid aeglustumise märke ja tema rahvas pöördub tema vastu, saab Putini jonn tema lõplikuks kaotuseks. Venemaa enda jaoks viib tema väidetavalt tugev juht riigi hukatusse. Niinimetatud Vene impeerium on juba surnud ja maetud. Liitlased on surutud lääne poole. Venemaa majandus on juba halvatud. Vladimir Putinist on saamas jõuetu president, kes on oma jonnakusega purustanud Venemaa ülemaailmse enesekindluse. Ja meie videos saad teada, miks see on nii suur probleem mehele, kes on kinnisideks võtnud oma pärandi ning riigile, mida ta juhib. Kui sulle see video meeldis, vajuta tellimisnuppu ja pane märguanne tööle, et näha rohkem meie kajastusi Venemaa tegelikust olukorrast oma voos. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!